siis me toimetame su teid sealt välja. Ja, aga nüüd kõik, mis te ütlete, jääb ajaloo hämarusse alles. No nii. Okei, kuulge, nüüd siis edasised kommentaarid esimese hooga chatti ja siis verbaalseks. Teeme otsa lahti, mis nüüd esimesed kaks kõnelejat on see, et nüüd me anname uuesti Ehale nüüd siis juba ajakava järgseteks avasõnadeks, et ta räägiks meile Ehana sellest, et mis toimub vabatahtlikkuse teemal Eestis, et mis see tervikpilt on, mida sa Kodukandi poolt näed. Ja. Eks ma saan rääkida teile ainult seda, mida me oleme märganud ja mis teemad on meieni jõudnud, et ega me ju mingisugust uuringut teinud ei ole. Aga see, mida me märganud oleme, on kindlasti vabatahtliku tegevuse esiletulek. Et sellest teemast räägitakse rohkem, räägitakse vabatahtlikest, räägitakse sellest, kuidas vabatahtlikke kaasata ja sellest, kuhu siis neid abikäsi vaja on, mis kahtlematult on ju vabatahtlikule valdkonnale positiivne. Nüüd põnev oli vaadata ka, et nendest vabatahtlikest hakkasid rääkima asutused ja organisatsioonid, kes võib-olla tavaolukorras väga ei rääkinud vabatahtlikest. Eriti märkasime me sotsiaalvaldkonnas siis erinevate hooldekodudega, haiglate suurenenud tähelepanu ja huvi vabatahtlike vastu. Et see iseenesest võis tuleneda ka sellest, et tegelikult neil oligi abikäsi vaja. Ja see omakorda tõi välja huvitava trendi, et vabatahtlikke kaasati, aga kuulutustes oli näha, et otsime vabatahtlikku, koolitame vabatahtlikku, kuid teeme ka teiega lepingu ja maksame teile tasu. Ehk siis kokkuvõttes tuli välja vabatahtliku mõistest ikkagi väga erinev arusaamine. Et tegelikult vabatahtlike nime all on meil viimase 2 kuu jooksul otsitud päris palju ka omale asendustöötajaid, abikäsi. Ja eks me püüdsime oma meeskonnaga ka sellele reageerida ja seletada. Positiivne oli see, et enamus võttis meie tähelepanu juhtimist rõõmsalt vastu, parandasid, täiendasid. Ja teine positiivne, mis ma märkasin, oli see, et tegelikult ei tahtnud keegi vabatahtlikke ära kasutada, et nüüd saavad tasuta tööjõudu, vaid pigem asi oligi selles, et sellest mõistest saadi valesti aru ja oldi valmis kohe parandused sisse viima. Aga me ise mõistsime tõenäoliselt see järeldus, mida meie siis saame teha, on, et vabatahtliku tegevuse mõistet on meil vaja ikkagi laiemalt selgitada ja selgitada just nende seas, kes täna tavapäraselt vabatahtlike kaasajad ei ole. Nii et selline õppetund. Ise me veel mõtisklesime, et kas see üldse on teema, et kriisiolukorras siin vabatahtliku mõistet taga ajada. Aga tegelikult meile andis kinnituse tagasiside, et see on teema. Sotsiaaltöötajad näiteks pöördusid meie poole ja ei saanud aru, et mis siis nüüd toimub, et kas nüüd vabatahtlikud hakkavad hooldajateks ja samas ka meie enda vabatahtlikud seltsilised, kes toimetavadki vabatahtlikult juba 2018. aastast, hakkasid küsima, et kas nüüd hakatakse palka maksma vabatahtlikule. Et selles mõttes ikkagi on hästi oluline, et need mõisted oleksid arusaadavad. Nüüd üks asi, mida ma veel märkasin või mis oli nagu kinnituseks Kodukandi tehtud tööle, on külakogukondades külavanemate, kohalike seltside tegevus ja reageering kriisiolukorras, et väga kergesti, kas kergesti, aga suhteliselt lihtsalt läksid asjad toimima kogukondades, kus oli pikaajaliselt tegutsenud külaselts või kohalik kogukonnaselts, kus oli valitud külavanemad ja lisaks sellele, kus oli ka loodud juba eelnevate aastate jooksul hea koostöö omavalitsusega. Ja nendes piirkondades ei hakatud otsima uusi mudeleid ega võimalusi vabatahtlike kaasamiseks, vaid tegelikult külavanemad võtsid telefoni, helistasid oma inimesed läbi, viisid toidupaki ukse taha ja kõik oligi korraldatud. Omavalitsuse juht helistas külavanemale, rääkis läbi, kas on vaja abi, mis seis on, omavahel jagati infot ja need mudelid tõesti nendes piirkondades toimisid, kus see oli enne kriisiolukorda väga hästi sisse töötanud. Nii et siit võib-olla on jällegi see järeldus, et me peame hästi palju mõtlema sellele, kuidas kohalikul tasandil, on see siis külas või ka linnas,
kogukonnad siiski toimetaksid ja et need kogukonnad oleks pidevas koostöös omavalitsustega. Mulle tundub, et see on üks kõige turvalisemaid viise üldse vabatahtlikke kaasata, eriti veel kriisi ajal. Sest kriisi ajal ei ole meil ju aega inimestega kohtuda, nende tausta kontrollida ja kogukonnas inimesed tunnevad üksteist ja seega ka need turvalisuse küsimused jäid seal kõik ära. Nii et selles mõttes selline kogukonna töö on kindlasti üheks oluliseks võtmeks edasisel tegutsemisel ka. Ja mida me veel märkasime? Märkasime, et Eesti inimesed on väga loomingulised ja ärksad ja tegelikult tahavad aidata. Hästi palju uusi algatusi, sellest täna tuleb ju siin järgnevad esinejad räägivad, erinevad veebiplatvormid või muud üleskutsed, et selle üle oli väga hea meel. Teisest küljest me ise nägime, et tihtipeale see teadlikkus, mida vabatahtlike kaasamine endaga juurde toob, ei olnud väga kõrge, et ikkagi vajadus erinevate juhendmaterjalide või taustateadmiste osas tuli ja meil on hea meel, et siis meid üles leiti ja küsiti. Et sellised mõtted. Ma vaatan oma spikrit, et kas mul jäi midagi veel, mis siin silma või ma annan praegu Anu sulle sõna, et ma tean, et maailmas suhteliselt sarnased trendid käivad. Ma lõpetuseks võib-olla ütlen selle, et mingi aasta tagasi küsis keegi minu käest, et kas ma olen kindel, et eestlased vabatahtlikena tulevad appi, kui meil on selline kriisiolukord või mingi keeruline olukord. Ja mina olin juba siis veendunud, et eestlased tulevad appi ja tänane kriisiolukord on näidanud, et tegelikult eestlased tulevad appi oma inimestele, kogukonnale kui ka riigile. See on minu meelest väga äge tõdemus, et selline valmisolek on meie inimestel olemas. Aga Anu, võta maailm peopesale. Ja, et ma võib-olla kogu maailmast ei oska nii täpselt rääkida. Mina mõtlesin, ma räägin rohkem Euroopast ja et mida sellel tasandil siis vabatahtlike kaasajad või vabatahtlike tegevuse koordinaatorid on jaganud ja tähele pannud. Ja loomulikult on nüanssides palju erisusi, sest et vabatahtliku areng on erinevates riikides erinev, rahastusmudelid on erinevad, suhtumine on väga erinev, aga see on tõesti tõsi, et üle Euroopa kõik inimesed tahtsid appi tulla. On see siis ühine vaenlane, ühine hirm, mis ühendab ja tegutsema paneb. Nii kui kriis lahti läks, nii tekkisid algatused, nii tekkisid inimesed, kes hakkasid otsima võimalusi, kuidas siis abikäsi ulatada. Mis on suhteliselt ka universaalne tõdemus? No nüüd kas õnneks või kahjuks, aga nii Eestis kui ka mujal riikides on neid inimesi, kes aidata tahavad väga palju rohkem, kui neil on olnud võimalus just selles sotsiaalvaldkonnas tegutseda. Et tegelikkuses sellist sotsiaalset kriisi siis nii suurt ei ole paisunud ja kasvanud, kui alguses kardeti, et on siis kas sotsiaalsüsteemid ikkagi õla alla pannud, on ikkagi lähedased, kes on kuskilt välja ilmunud ja oma eakatele näiteks appi tulevad. Et nüüd ongi väga paljudes riikides, väga paljudel ühendustel, väga paljudel kohalikel omavalitsustel küsimus, et mida teha nende sadade, tuhandete, kümnete tuhandete inimestega, kes on justkui ootel, kes tahavad midagi teha, aga neil ei ole mitte midagi pakkuda. Ja see väljakutse on nüüd see, mida nende inimestega teha. Ja mure on see, et kui neil ei ole rolli, nad on õrna suure lootuse ja ootusega tulnud ja nad peavad pettuma, sest neid ei läinud vaja. Kas see võib mõjuda vabatahtlikkusele pikemas perspektiivis halvasti? Võib-olla teine suur teema on selline usalduse teema, et jällegi riigid on väga erinevad, on riike, kus kohe tekkis üles küsimus sellest, et ükskõik milline algatus, ükskõik kui suur on kriis, su taust peab olema enne kontrollitud, sa pead kindlasti olema ära koolitatud, et seda usaldust ühiskonnas inimeste vahel
mõnel pool on rohkem ja mõnel pool on vähem. Mul on hea meel, et Eestis ei ole nagu see saanud suureks takistuseks mõnel teisel maal. Näiteks Iirimaal käisid ja käivad selle üle mõningates omavalitsustes siiamaani väga tõsised ja väga tulised debatid. Ja vabatahtlikud nii kaua muidugi ootavad. Ja välja on toonud see olukord siis ka suhted võib-olla siis vabaühenduste ja avaliku sektori vahel. Ja kuulates siis võib-olla teisi osapooli, siis mulle kuidagi tuli see tõdemus, et Eestis on ikkagi kuidagi, kas see väiksuse tõttu ikkagi suhteliselt hästi, et asju on saanud rääkida, me oleme saanud minna ka oma muredega kas ühte või teise ministeeriumisse, et näiteks kas või selle vabatahtliku mõiste osas. Aga see küsimus on tulnud nagu päevakorrale, et just kriisi ajal on vaja usaldada ka üksteist, et kui meil on vaja vabatahtlikke kaasata, siis me peame julgema ka usaldada seda, et meie vabaühendused oskavad seda teha. Et võib-olla need on sellised mõned mõtted Euroopast. Aitäh! Sissejuhatus on nüüd tehtud ja Anu tegi ka suurepärase silla Johanna Maile. Kogukond aitab ja Seelosepp ja meil on veel palju elukogemust vabatahtlikega. Ehk siis hea meelega annaks Johannale sõna sellest, et mismoodi kiirkorras platvormi vabatahtlikele kaasata ja mis sellest siis edasi võib üldse saada, kui niimoodi juhtub ükskord. Nii, aitäh! Kogukond aitab. See on olnud üks väga-väga õpetlik projekt nii vabatahtlike motivatsiooni kui ka kaasajate suutlikkuse asjus. Ja see keskkond sai alguse ajurünnakul moodsa nimega Hackathonil, Hack the Crisis ja tegu oli sellise kõnekeskuse veebisaidiga, kus riskirühma kuuluvad inimesed said märku anda oma abivajadusest. See abivajadus edastati kiirelt sama maakonna vabatahtlikele ja siis inimesed viidi kokku. Peamiselt poes ja apteegis käimised inimestele, kes olid riskigrupis, ei peaks eriolukorra ajal õues liikuma ja kellel siis enda lähedased parasjagu ei saanud abistada. Ehk siis just see, millest Eha varem rääkis, kriisiga koos ilmunud vabatahtlike kaasamise koht sotsiaalvaldkonnas. Nii, mis siis juhtus ja mida sellest nüüd 2 kuud hiljem järeldada saab? Võrreldes sarnaste lugudega, mujalt maailmast eriti just selliste äpilugudega, kus abipalve ja vabatahtlik viiakse kokku ilma vahendaja, ilma moderaatorita, siis kogukond aitab on kindlasti hea näide ja edulugu. Sest kõik ülesande püstitused olid väga selged, kuna olid moderaatorid, vabatahtlikeni ei jõudnud rämpskuulutusi ja seni ka ükski vabatahtlik ei ole murdnud oma tegutsemislubadust. Ehk siis kõik need inimesed, kes seal kohtusid, ülesanded said ilusti tehtud. Mikrovabatahtlikkus ehk siis selline tööampsudena appi tulemine. Mulle tundub, et tänapäeva inimesele see on väga sobiv ja ligipääsetav viis oma aega panustada. Ja kogukond aitab projektiga. Tõesti, me nägime, et 3000 inimest kiiresti liitus. Kõigile abipalvetele reageeriti 3-5 minutiga välgukiirusel ja see töötas nagu kenasti. Mida veel nägime? Väga suur kontrast. Suured linnad versus ülejäänud Eesti. Valdavalt need kutsungid olid Tallinn, Tartu, natukene võib-olla Viljandid. Maal need olemasolevad kogukonna mudelid toimivad hästi, lisalahendust neil ei olnud vaja. Ja nüüd, kus see olukord on natuke rahunenud, me oleme ka eksperimenteerinud selle mikrovabatahtlikkusega. Näiteks Toidupank proovis sel nädalavahetusel sellist kiirkutsungit, et 15 täiesti uut vabatahtlikku, palun järgmiseks hommikuks endale appi ja täiesti edukalt. Paari tunniga liit inimesed, töö kenasti tehtud ja ma tean, et mitmed nendest vabatahtlikest need planeerivad ka järgmist algupäeva Toidupangas. Ehk siis oleks väga-väga äge näha selle kogemuse põhjal, et vabatahtlike kaasajad kasutaksid sellist mikrovabatahtlikkuse võimalust võib-olla rohkem inimestel lühiajaliseks kaasamiseks. Aga nagu ka Anu enne rääkis, peamine küsimus on, et kas me nüüd suudame hoida seda motivatsiooni nende 3000 inimese puhul, kes on ennast üles andnud eriolukorras, loomulikult, kas pärast eriolukorda me suudame nad edasi kaasata mõne organisatsiooni juures, kas on mõni võimekas kaasaja, kellel soovi ja vajadust on sellise suure kogukonnaga, just sotsiaalvaldkonnas, teha selliseid mikrotegevusi, mille jaoks nad on ennast üles andnud. Selline lugu minu poolt.
Nii, ma nüüd küsin, mul endal üldse tühik millegi pärast ei taha toimida, aga ma tahtsin su käest küsida, ütle korraks nüüd, mis loom see mikrovabatahtlik siis täpselt on, et ma saan aru, mikrovabatahtlik on nüüd see vabatahtlik, kellelt me muud ei ootagi, et ta konkreetse ühe sutsu teeb ja me ei taha talt nagu sellega suuremat pikemaajalist lubadust midagi teha. Jah, see on üks viis seda definitsiooni nagu alustada. Mis me siin nägime ka, et ka sellise mikrovabatahtlikkusega inimesed hakkavad korduv tööampse võtma, ehk siis kes on võtnud ühe, see tõenäolisemalt võtab ka teise. Ma arvan, et mikrovabatahtlikkus võib olla ka väga selline hea esimene samm ka püsiva vabatahtlikkuse juurde. Ma arvan, et Toidupank nendest 15 inimesest, kes laupäeval seal käisid, ta saab päris mitu püsivat vabatahtlikku. Aga jah, selline lihtne ligipääs, tee midagi natukene, siis kui sulle sobib tingimustel, mis ei ole nagu väga keerulise ligipääsuga, ilma väga pika ankeedi täitmiseta, intervjuude, koolituste asjadeta, sa saad natukene selle organisatsiooniga kohe tegutseda, saad nendega kiirelt tuttavaks ja saad kohe näha mingisuguse tulemuse, ma olen midagi teinud. Ma olen natukene aidanud ja see on selline lühikene suts, kus mul on selline kogemus on olemas. Nii, kohe diskuteerime natuke ka veel, aga igaks juhuks ütlen, lubasin Maidot hoiatada, et pärast, kui nüüd Johannaga arutelu lõpetame, siis sa oled meil järgmine. Sobib nii? Ja siis pärast seda on Anu. Vot, nii. Johannaga, kuidas siis nüüd kogemus on kogukond aitab eega? Ma saan aru, et ühtepidi seal ka linnades õnnestus päris palju inimesi mobiliseerida, aga mis nüüd neist edasi saab? Raske öelda, mis nendest nüüd edasi saab. Hetkel meil kehtib veel eriolukord, ehk siis projekt on töös ja toimib ja tegelikult on siin tekkinud nii püsikliente, Sõnaga, et siin on prouad, kes siis iga 2 nädala tagant ikka helistavad ja paluvad poodi minna ja tundub, et see info on ikkagi nagu ühiskonnas kuskil nagu presentne, et neid telefonikõnesid ja veebivorme ikka igapäevaselt täidetakse. Loomulikult see vajadus on nagu kahanenud, see esimese ehmatusega neid vabatahtlikku ampse tehti oluliselt rohkem. Aga mul seda head vastust ei ole, et kas me nüüd paneme ta kinni või me anname selle üle mõnele organisatsioonile või mis me taga teeme. Et ma hoopis küsiks nagu sinult ja kõigilt teistelt, et mis me sellega nüüd tegema peaksime? Selles mõttes nüüd ongi nii chat kui ka mikker paariks minutiks avatud. Lihtsalt ma ka kommenteerin, ma olin kogu selle lool ka natuke kaasaelaja kõrval ja üldse mitte praegu kuhugi kivisid kapsaaeda visatas, vaid üks põnev nähtus juhtus, eks ju, et sel hetkel, kui see loomehäkk oli, siis teie seltskond selle initsiatiivgrupp selle kogukond aitab ja asja välja pakkus, oli suur huvi ja sõna otseses president tuli taha, kõik ametid tulid taha ja rivis olid kõik, kes ütlesid, näete, kui hea lahendus meil on kõigil olemas. Aga siis, kui 2-3 nädalat hiljem need kõnesid hakkas tulema ja vabatahtlike mehitatud kõnekeskusele oleks olnud siis vaja lisajõudu ja tegelikult maht päriselt kasvaski nii suureks, siis nagu selgus, et keegi osapool ei olnud väga valmis asja nüüd edasi tõsiselt. Kas nüüd rahastama selle mõttes, et oleks rohkem kõnekeskuses inimesi, nii edasi, et mis ei ole, mis on siis küll üllatav nähtus minu jaoks selle võrra, kui kiiresti Eesti riiklikud struktuurid on valmis ühele ad hoc tekkinud grupile või ühelegi MTÜ-le, keda me siin kõik esindame, andma nagu totaalse kommunikatsiooni toe ja kodanikele lubama välja, et see seltskond nüüd järgmine kuu aeg teid kõike aitab. Ja kui palju sellele tegelikult nüüd järgneda seda, et mitte halva pärast, aga keegi osapooltest ei olnud valmis nagu järgmisteks jamadeks, mis sellega seostuvad. No ma arvan, et seal vahepeal tekkis ka lisainfot, et tõesti, et Eestis see kriis ei olnud nii suur. Seda infot meil ei olnud, võib-olla see otsustajatel oli, et tagantjärgi vaadates tõesti, et vajadus sellise adekvaatse kriisiliini jaoks oli võib-olla väiksem, kui meile ja kõigile teistele tollel hetkel tundus. Samas me ju ei tea, et mis see reaalne olukord on, sest meie poolt ka see kommunikatsioonivõimekus on olnud suhteliselt piiratud, et kas tegu on sellega, et info lihtsalt ei levi võib-olla nendele inimesteni
kellel seda tegelikult oleks võib-olla veel vaja olnud või siis ühesõnaga see on nii palju igasuguseid liikuvaid osakesi, kuidas see kogukond aitab tolles kriisihetkes sündis, toimus, nüüd kestab, kuhu ta jõuab, et seal on hästi palju neid mõjutavaid kohti. No ja ma saan aru, siis hetkeseis on see, et eks me kõik loodame, et see kriis on nüüd hakanud leevendama, samas me vist teame, et sügisel võib tulla mingi uus laine, et siis kogukond aitab nagu toimib, aga on tegelikult heas mõttes ootab käsi, kes seda üle võtaks siin või seal või seltskondi, eks ole, on see siis linnade sotsiaaltöötajate mingisugused organisatsioonid või muud huvilised. Selles suhtes sul on õigus, et juhul, kui me nüüd vabatahtlike kommunikeerime, et suur tänu, eriolukord on läbi, siis sügisel neid nagu uuesti mobiliseerida võib-olla päris keeruline. See võib küll olla, jah. Kuulge, kuna mul nüüd chati küsimusi ei tulnud, kui kellelgi midagi nüüd väga-väga selgelt Johannale on vaja öelda või juurde küsida, siis tehke seda kohe nüüd. Vist ei paista ühtegi krõbinat ega klõrinat. Sel juhul, Johanna, suur tänu sul meiega praegu liitumast ja meiega rääkimast. Johanna Mai kontaktid, ma arvan, igal pool kogukond aitab ees ja mujalt leiab netist üles. Seega, kui te tahate talle ettepanekuid erinevaid teha, siis andke tuld. Olgu, aitäh. Läheme järgmise punkti juurde ja nüüd järgmisena on mul juba otsevaates siin teises aklakeses Maido ja Maido Rakvere vallavanemana, aga tegelikult ka väga pikaajalise vabatahtlikkuse ja kogukonnatöö eestvedajana. Räägi meile korraks sellest, mis sa oled näinud omavalitsuste ja vabatahtlike suhetes toimumas selle kriisi ajal ja mis õppetunnid sealt võiks võtta? Tere, meeleldi räägin. Ma vahepeal võin ka viltu vaadata, sellepärast mul on suur ekraan siin eest ja siis ma pean väikses vaatama, ma vaatan teiega otse. Aga kõigepealt sinu küsimusele meil ei olegi vabatahtlikke. Ma räägin kogukondadest ja nüüd, et kas kogukonnad on vabatahtlikud või mitte, vaat seal on nüüd suur küsimus praegu. Mul endalgi hakkas see mõtlema praegu, hakkas selle peal mõtlema. Et kui ma räägin, kui minu vabatahtlikud on näiteks heategevusorganisatsioon Lions Klubi, meil on nüüd ka moodustasime just Punase Risti seltsi, need on vabatahtlikud. Kas meie kogukonnad, kui ma nüüd räägin, ma panen suure rõhu oma ettekandes kogukondadele, siis kas meie kogukonnad on ka vabatahtlikud või ei ole vabatahtlikud? Vaat see on mul endal ka täna küsimus ja siis pärast te võite kommenteerida ja rääkida mulle nüüd, et kes see kogukondade seal vabatahtlik on ja mis siis see kogukonna roll on. Aga kõigepealt, kui ma räägin nüüd kogukondadest ja meie koostööst, siis kõigepealt räägin nagu Lääne-Virumaa tausta mõttes, et meil ju on see paradoks, et meil nagu kogukondade esindajad eraldi nagu kodukandiga üldse ei ole või peaorganisatsiooniga. Ja siis me eelmise aasta lõpus tegime niimoodi, et omavalitsusliit on meil täna ka kogu Lääne-Virumaa külade või kogukondade esindaja. Et ehk siis ma tegelen ka siis niinimetatud kõikide kogukondade esindusega ka nagu Lääne-Virumaa mõistes. See, mis puudutab meil nüüd kohalikke omavalitsusi, siis või omaenda kohalikku omavalitsust, siis meil on kogukondadega koostöö kogu aeg väga hea on, et meil on kõik kogukonnad kaardistatud, meil on kantidepõhine süsteem, meil on 8 kanti, kõigil on olemas esindused, kõik on aktiivsed, meil on omal vallas arendus- ja planeerimisspetsialistil ka see roll, et kogukondadega suhtlemisel igapäevaselt teeme erinevaid seminare ja projekte. Nii et kui nüüd hakkan eriolukorrast rääkima, siis tõepoolest me eriolukorra ajal mitte mingisuguseid eristruktuure me ei moodustanud, vaid kõik see teema või töö või valmisolek eelkõige oli täpselt see põhine, mis meil ja selle taustaga ja sellelt pinnalt, mis meil oli juba nii või naaga ennem olemas. Nüüd see tegevus, mis puudutab nüüd eriolukorra aegset, siis kõigepealt selles, kui eriolukord nüüd algas, siis me võtsime ka oma kogukondadega ühendust, et niinimetatud olla meile silmadeks ja kõrvadeks siis oma külades, oma kogukondades
et kuidas seal inimesed oma probleemidega toime tulevad ja vastavalt siis sellele, et kas abistada siis ise jooksvalt või siis teatada omavalitsusele, et vajadusel meie saaksime siis aidata, sest tol ajal me ju momendil ei teadnud, kui hulluks see kriis läheb ja kui palju erinevat abi meie valla inimesed vajaksid. Õnneks oli nii, et meie vallas selle kriisi ajal mitte ühtegi nakatanut ei olnud ja seetõttu oli ka meil neid tegevusi ja töid veidi vähe. Aga sellegipoolest, mis puudutas nüüd kogukondasid ise, et seal, aga ennem seda veel, et kus ma seda tean, oli see, et meie omavalitsuse spetsialistid ise helistasime läbi 70+ ja vanematele inimestele, mis on meil me helistasime 450 inimesele, kätte ei saanud mõndasid, et meil on kokku neid natuke üle 500. Ja meil küsisime ka seda seal, et kuidas on koostöö kogukondadega ja milline on kogukondade abi. Ehk siis tuligi välja, et naabrimees tõi memmele toidu, kes naabermajas elas, kes elas näiteks korterelamutes, siis ühes trepikojas olevad noored tõid toidu ka oma memmele või vajadusel ravimid poest. Ehk siis sisuliselt selline ma nimetan nüüd kogukonna, kes tahab siis vabatahtlikku abi, tekkis juba iseenesest kas ühes külas või ühes korterelamus ilma selleta, et keegi peaks seda väga siin koordineerima. Teine teema oli siis see, et jah, tõepoolest läbi siis kogukondade aktiivsete inimeste või külavanemate või MTÜ-de olime siis ka meie valmis koos nende inimestega käivitama suurema vabatahtliku siis tegevuse juhuks, kui meil oleks seda vaja olnud, kuid õnneks me seda vaja ei läinud. Ja mis need siis tegevused olid, et ka väga konkreetselt asjadest rääkida, millega me saime nagu ise hakkama, kuid mis oleks suurema olukorras tinginud ka kas kogukondade või siis vabatahtlike abi. Et üks teema, mis meil oli see, et eriolukorra meetmete kinnipidamise jälgimiseks me moodustasime patrullid, mis olid erinevatest niinimetatud patrullid, kes käisid ringi siis nendes kollastes vestides ja mis olid meil kõikides 8 vallakandis, pluss veel oli patrull, mis sõitis ka ringiratast 120 kilomeetrit päevas kõikides kantides. Kaasa arvatud, ma ise käisin seal. Ja seal tõepoolest meil osalesid ka Punase Risti vabatahtlikud, et tõesti me seal selles osas me ka mingil määral vabatahtlikke kaasasime, kuid sellega me saime hakkama ka sellega, et meil olid ka väga paljud ju oma enda allasutuse inimesed jõude, olgu see siis lastekasvatajad või kooliabipersonal, nii et eelkõige me rakendasime neid tööle. Nii et selles mõttes me saime praegult enda omadega hakkama. Samamoodi, mida ma ennem rääkisin, see 70+ inimestele helistamine, samamoodi ja tõepoolest oleksime valmis olnud, kui see kriis oleks ka pikemalt läinud, siis inimesed, jaakamad inimesed on, kui me räägime üldse vaimset tervist, on hoopis omaette teema, mis on väga oluline suhtlemisel, et siis kindlasti oleks olnud vaja ka vabatahtlikke abi, kes siis meie jaakamad seltskonnale oleks siis, ma ei tea, iga nädal korra helistanud ja rääkinud lihtsalt juttu või kuidas sul läheb. Teine nende toidupakkide jagamisel, et loomulikult kõik koolides me jagasime toidupakke ja koolid korraldasid seda ise ja jällegi saime väga edukalt ise oma jõududega hakkama. Vabatahtlike või kogukondade abi me selleks ei vajanud, aga kui oleks meil on suurem hulk jaakamat inimesi või ka kes olnud karantiini pandud, oleks vaja sellele olnud, siis oleks nende toidupakkide jagamine siis ka läbi vabatahtlikkuse või kogukonna all. Mobiilse noorsootöö tegemine, samamoodi kogukondade ja vabatahtliku töö, psühhosotsiaalse abi, sellest ma rääkisin, vaimsest tervisest rääkisin,
ja kõikide alternatiivsete meetodite mõtlemine, mida meie noorsootöötajad tegelikult tegid selle kriisi ajal, et hoida eelkõige noorte vaimset tervist ja füüsist, siis me tegime hästi palju erinevad orienteerumisradades, orienteerumismänge, fotojaht, palgamõrvari mängu, mis oli positiivses mõttes, mis pidi ise luurekaid tegema, mida sai teha üksi või kahekaupa metsas või perega siis kuskil maastikul või metsas. Et hästi palju selliseid erinevaid liikumistegevusi, aga samamoodi jälle, et kui see on pikaajalisem ja rohkem ressursse vajav, siis jälle samamoodi saad kogukonnad ja ka vabatahtlikud appi tulla. Hooldekodude teemal oli meil juttu ja täpselt sama teema, et miks siin hakkas tekkima see diskussioon, et kes on siis see vabatahtlik ja kes on niinimetatud siis vabatahtlike nimekirjast võetud inimene, kes siis tuleb hooldekodu tööle mul palgaliseks. See teema siin oli diskussioon, eelkõneleja rääkis ka just siin sellest samast kohast niinimetatud vabatahtlik aitab, et me esimese hooga läks ju meie hooldekodu juhataja, kus meil oli kõige ärevam teema üldse hooldekodu kohe kriisi alguses, et kui nüüd peaks juhtuma, meil oli peaaegu veeri selline teema olemas, kus meil hooldajad läksid haiguslehtedele ja oleks juba olnud selline kriitiline hetk, kus meil poleks hooldekodus, oleks juba tööjõuressurss olnud väga minimaalne ja väga palju abi, siis meie hooldekodu juht ju pöörduski samasse vabatahtlik aitab selle kanali kaudu pöörduski abi saamiseks ja siis tekkiski see teema seal, et kuidas, siis talle öeldigi, et neid inimesi meil seal küll ei ole, et kes nagu hooldekodusse hooldajaks tuleks. Kui ta oleks võinud ju tulla ka vabatahtlikuna, kui me räägime niimoodi, et siis vabatahtlikule nagu ei tohi nagu töötasu anda ja kui juhul, kui me töötasu oleks mingil määral andnud, siis ta poleks nagu vabatahtlik. Siin ongi nokk kinni või saba lahti, nii kui mingisugune arakas katusel, kumb ta siis on. See ongi väga problemaatiline teema. Olen ennem ka küsinud juba, et kas me siis sellest registrist, kes on seal vabatahtlikud, oleks siis võinud hooldekodule küsida siis seda niinimetatud hooldajat ja siis hiljem, kui ma oleks tal ka siis palka maksnud, siis algul, kui ma ta värbasime, oli ta nagu vabatahtlik ja kui me hakkasime talle nüüd palka maksma, siis ta enam ei olnud vabatahtlik, ta oli selle vabatahtlik hulgas, aga nüüd ta juhuslikult sai hoopis tööd. Et võta kinni, et mis tegevus see siis on ja kas on siis lubatud tegevus. Aga see oli konkreetne probleem ja see oligi konkreetne abivajadus meil üldse selle eriolukorra ajal, meie alla näitus. Nii, Maido, kas sa jõudsid nüüd suuremad osa asju ära rääkida? Tegelikult tahtsin rääkida ka lõpu ära, et mis siis edasi saab ja mis siis on meie tulevikupraktika või mida me tegema hakkame just eriolukorra silmates. Oi, siit on võtta suur pagas, et ma võin terve päevase seminari teha sellest eriolukorrast. Aga täpselt 1 minuti jooksul nüüd hetkel appetizer. Mul on kindel plaan ja me oleme juba kokku leppinud, et nüüd, kui me hakkame tegema Lääne-Virumaa arengustrateegiat sügisel muutma, siis ma teen sinna täiesti eriosa, mis puudutab elanikkonna kaitse ja teeme sinna ka maakonna sellise hädaolukorra plaani ja see on tulnud reaalselt vajadusest. See eriolukord näitas see väga ilusasti ära, sest ega me selleks ju väga valmis ei olnud ja neid asju meil on ka plaanidesse sisse kirjutatud. Ja kaasa arvatud sinna plaani ma tahangi väga selgelt panna selle kogukonna teema ja siis ka niinimetatud vabatahtliku teema. Ja siis, ehk siis läbi diskussioonide leiamegi lahenduse sellele, et kes on kogukond ja kogukonna abi ja kes siis seal kogukonnas on siis veel vabatahtlik. Ja kes need siis vabatahtlikud on, kas siis läbi on siis need, kes meil appi tulevad, on siis päriselt need vabatahtlikud organisatsioonid, näiteks nagu ma enne nimetasin, siis heategevusühing Lions, mis meil on olemas on, või on see siis Punane Rist, või siis on siis kogukonna aktivist või külavanem või see MTÜ siis aktiveerib seal külas niinimetatud need vabatahtlikud, kes siis meil kriisi ajal siis appi tuleb. Et tegelikult jah, see vajaks süsteemsemat läbirääkimist ja paberile panekut ja see on mul kindlasti plaanis hakata sügisel sellesse plaani panema, läbirääkimine ja kindlasti me jätkame ka nüüd, mida me juba ennem kriisi tegime, oli need kogukonnade õppused, see oli küll elektrikatkestuse taustal ja siis, kuidas me siis ellu jääme seal, et toitu teeme, ravimid omavahel jagame, aga me kindlasti jätkame nende kogukondade koolitusi ja õppusi eelkõige
ja nüüd me oleme veel targemad ja kogenumad ja nüüd ma panen veel nende kriisielemendid veel sinna kogukonna õppustele juurde. Nii, okei. Maido, suur tänu sulle mõnusalt tulistamas. Ma tean, et Ehal on kohe midagi öelda, kui keegi ütleb, et kogukonnad on või ei ole vabatahtlikud. Eha, räägi. Ja siis veel on meil 1-2 kommentaari aeg enne edasi liikumist. Jah, et ma tegelikult sinna chati juba Maidole vastasin, et ega kogukond ise muidugi ei ole vabatahtlik. Kogukond on kogukond, aga kogukond koosneb inimestest ja inimesed, kes seal kogukonnas on, nad siis külavanemad, kohalike seltside eestvedajad, tegutsejad, inimesed, kes kogukonnas käivad teisele inimesele seda sama toidukotti ukse taha viimas või ajavad juttu telefonitsi või üle aia, et ta ei tunneks ennast isolatsioonis. Siis need on kindlasti vabatahtlikud ilma igasuguse kahtluseta. Meil on Eestis üle 1000 külavanema ja need kõik on vabatahtlikud nii kriisi ajal kui ilma kriisita. Nii et selles mõttes inimesed, kes tegutsevad vabast tahtest ilma palka saamata ühiskonna heaks, kogukonna heaks on vabatahtlikud. Ja mulle tundub, et me olemegi teinud külakogukonna vabatahtlikele liiga. Selles mõttes, et nad võib-olla ise ei taju ka, et nad vabatahtlikud on. Et tegelikult nad on väga tublid vabatahtlikud, mida kriis ka näitas, et nad on väga olulised. Oota, sind ei kuule, Maido? Pane mikker siis selle. Jaa, nüüd kuuleb. Jaa. Et siis selles mul tekkiski see meie diskussioon siin, et kes on siis vabatahtlik ja kes ei ole, siis mul tekkiski see vajadus, et tegelikult ma pean need kogukonnade aktivistid kokku võtma ja kaardistama ära, et palju, me teame küll neid kogukonna aktiivseid aktiviste seal, mis puudutavad neid, kes teevad kogukonnas endale kiikesid ja igasuguseid jõuväljakuid ja ühesõnaga üritusi kogukonna heaks. Aga palju on selles ühes või teises kogukonnas niinimetatud vabatahtlikke, kes siis tulevad kriiside olukorras appi või mingis muus olukorras, eks, kas või talgutele. See toimub niikuinii, aga kriiside korral, need ma peaks ära kaardistama, sest tegelikult mul seda ülevaadet mingis konkreetses kandis mul ei ole. Kas sealt tuleb 5 inimest, 10 inimest või äkki tuleb 100 inimest? Ma ei tea seda. Ja lihtsalt siit kuuldas, et üks teema, mis siin nagu hästi lisaks kõigile öeldud, mulle tundub põnev, et kui me Johanna kõne ajal saime aru, et selline mikrovabatahtlikkus tuli nii-öelda nähtavaks väga paljude jaoks, et inimesed on nõus siin ja praegu sutsaka tegema ja sellest on kasu just siin ja praegu, siis nüüd Maido kõnest tuli see sama asi, et tegelikult nii hooldekodud kui ka mitmed asutused võivad kriisi ajal vajada juurde inimesi, kes meie mõistes siis ei ole enam selles mõttes vabatahtlikud, eks ole, vaid on ajutised teatud mõttes töötajad, eks ole. Kas on selleks väike tasu ette nähtud, ilmselt sellega kaasnevad ka teatud teistsugused kohustused, kui sa näiteks hooldekodus juba hakkad vastutama teise inimese heaolu eest, eks ole. Ilmselt väljaõppe, eks ole, koha peal võib olla. Ja nüüd on see väga põnev arutelu kohteks, mis tuli ja sest ma saan aru ka, et näiteks kui me igapäevaselt rahu ajal teeme, siis me üsna hästi teame, et kuhu saab igaühe ligi lasta näiteks talgutele, eks ole. Ja mis on need teadmised ja oskused, tulekahjud või kiirabi, eks ole, kus me laseme ainult need vabatahtlikud saanud ohutusväljaõppe, eks ju. Et vot see on võib-olla see teema, mis meil pärast kriisi nüüd tuleb hakata arutama, et kui suured asutused tõmbavad vabatahtlike ligi pool töökoha moodi asjadele, kas meil on selleks kokkulepped? Ja me saamegi neid otsida vabatahtlikute seast ainult ju neid töötajaid, sest ma ju ei saa neid värvata seast, kes juba töötavad ainult. Täpselt. Ja see on võib-olla tõesti põnev asi, et mis võib juhtuda, et paari aasta pärast meil on enamikel kas haiglatel ja hooldekodudel oma selline plaan B ja plaan C ja hunnik mikrovabatahtlike rivis ja välja õpetatud, eks ole. Nii, kas keegi tahab mingit repliiki nüüd seni Maido poolt räägitule ja arutatule öelda, enne kui me edasi liigume? Mina võib-olla tahaks kommenteerida lihtsalt seda, et ega vabatahtlikud on täpselt samasugused inimesed nagu sina, mina ja teie kõik siin, ehk siis valdav osa inimestest ikkagi ka käib tööl ja neil on igasugused muud kohustused, nad on lihtsalt valinud vabal ajal teha midagi muud. Kui kriis algas, siis seda juttu sellest, et kuidas vabatahtlikud võiksid minna ka hooldekodudesse nagu tuli ja küll aga kerkis kohe üles see küsimus, et kui töötajad ei saa töötada, et kas siis on mõistlik saata sinna kohe nagu vabatahtlikke, kui samal ajal me levitame sõnumeid, et püsi kodus, hoia tervist. et see on nagu olukorras, kus on palju teadmatust, on siis ikkagi mitme otsaga asi.
täiesti, jah, täiesti. Jah, kes räägib, ma ei näe, Ulvar, sina? Et ma korra võib-olla ütleks veel seda pidi, et kui kaasata siin nüüd ka neid organisatsioone, kui ma räägin nüüd Eesti Punasest Ristist, et Eesti organisatsiooni sellist ülesehitust ja nii-öelda printsiipe ma ei tea, aga näiteks Punase Risti puhul tuleb kindlasti jääda selle juurde, kuna vabatahtlikkuse juurde. Et meie puhul näiteks on nüüd küll see, et meie tagame või siis katame või siis leiame need vahendid, eks ole, et millega katta siis nii-öelda nüüd need tegevuskulud, aga kindlasti see vabatahtlikkuse printsiip on äärmiselt oluline, et me ei saa Punase Risti vabatahtlikult kasutada, et davai, et teeme siis mingi lepingu, eks ole, et tee siis 6 aega tööd. Et meil on see natukene nagu täpsemalt formuleeritud ja paika pandud selles mõttes, et see vabatahtlikkuse printsiip peab säilima seal. Just. Igal juhul mul tundub, et nii palju, kui me tänasel seminaril jõuame seda uut tüüpi küsimärki raamistada, on see meil ilusti tehtud, salvestatud, õppetunniks võetud. Tänan teid, aitäh sul Maido ka, aitäh sul tulistamast meile mõnusalt seda vaadet juurde. Ja nüüd me teeme veel ühe perspektiivi vahetuse ja räägime sellest, et kuidas toimib vabatahtlikega töö siis, kui ka see nii-öelda töö vabatahtlik ka peab kolima virtuaalkeskkonda. Anu Tensing MTÜ Loomusest. Anu on meil vist olemas, juba mikker on sees. Anu, ole hea, räägi meile mõned minutid su kogemusest ja siis me jõuame su käest küsida ka. Jah, tere, mina olen Anu, olen siis Loomade Eestkoste organisatsioonist Loomus. Et siis tervitused ka minu kodukontorist. Et eks siis eriolukord mõjutas meid samamoodi kõiki teisi, et esiteks meil jäid ära kõik avalikud üritused, mis oli vabatahtlike seisukohalt sellepärast väga problemaatiline, et sinna on väga hea vabatahtlikke kaasata sinna korraldamisesse ja ka sinna kutsuda osalema ja ka uusi vabatahtlikke kaasata, et sellepärast see esiteks see oli hästi suur probleem. Ja teiseks see, et meil oli vabatahtlikke planeeritud juba märtsis 2 üritust, just koolitust ja ka aprillis-mais ja suvel meil olid suuremad plaanid, et need tuli kõik edasi lükata. Ja see koolituse osa on meile hästi oluline, sest see Loomade Eestkoste valdkond on hästi kirju, on hästi keeruline, tihtipeale ka hästi emotsionaalne. Ja enamasti, kui meil tulevad uued vabatahtlikud, siis nad tegelikult valdkonda väga hästi ei tunne. Nad lihtsalt mõtlevad, et tahaks loomi aidata või nad on uued veganid ja tahaks ka kuidagi panustada. Aga nad tegelikult neid põhimõtteid, erinevaid valdkondi ja tegelikult eriti hästi ei tunne. Et see korralik koolitamine aitab väga hästi neil nagu enesekindlamalt ja julgemalt ka edaspidi oma vabatahtlikku tööd teha. Sest paljud just alguses väga hästi ei julge midagi teha. Ja siis meil tuligi need üritused ära ette, et need 2 koolitust, mis me tegime, pidime tegema märtsis, need me tegime veebis, aga tavaliselt meil on koolitustel ka hästi oluline aspekt see, et me nagu näeme üksteist, me saame üksteisega tuttavaks ja tekib selline nagu meeskonna vaimu, aga seda nagu veebidel lihtsalt ei teki või kui natuke saab teha, aga nagu see ei ole ikka nagu päris see, mida me tegelikult tahame. Et meil oligi põhimõtteliselt kogu enamus sellest nagu üks tundma õppimisest pigem panustatud just nendele üritustele, mis me plaanisime vabatahtlikke teha. Et siis meil 2 asja tulidki, mis me kohe nagu tundsime, et mis meil on puudu ja mida me kindlasti peame nagu läbi mõtlema, on see, kuidas teha vabatahtlikke nagu suhtlus online aktiivsemaks. Et õnneks meil on Facebooki grupp olemas vabatahtlikeks, aga me enamasti jagasime sinna sükest infot, et nagu on uut vabatahtlikku vaja millegi jaoks või on kuskil mingi koolitus või me ise teeme koolitust, aga me siis üritasime selle eriolukorra ajal selle teha ka nagu sükeseks vabamaks ja kus inimesed saavad ennast tutvustada, rääkida ka teistel teemadel, et ei kaoks see ära, et inimene ei tunne, et ta on nagu võõraste inimestega kuskil ühes grupis. Et ikkagi saaks üksteist natukenegi tundma õppida. Ja jooksvalt muidugi me ka alati koolituste vahel tutvusime erinevate vabatahtlikega kontoris koha peal, et oli mingi projekti raames või mingisuguse ürituse raames, et neid ka paraku teha ei saanud. Ja teine asi, mida me kindlasti tundsime, on see, et meil on vaja see vabatahtlike nagu koolitamise süsteem korralikult läbi mõelda, et mida me nagu tegelikult teha saame. Sest et tegime 2 asja, tegime veebis ära, kus me tundsime kohe, et nagu
et me ei saa teha nagu ainult asendustegevusi, seda enam, et me ei tea, kui kaua see asi kestab. Et nüüd see paistab, et hakkab lõppema, aga samas mine sa tea, et võib-olla sügisel me oleme jälle samas olukorras. Et siis me pidimegi vabatahtlike koolitamise süsteemi korralikult läbi mõtlema. Ja meie mõtlesimegi sihukese asja välja nagu Vabatahtlike Akadeemia. Ehk siis meil on erinevate valdkondade jaoks vabatahtlikele tehtud sihuke väike koolitusprogramm, mis nad saavad ise läbi töötada iseseisvalt. Ja see on just sihuke hästi sedasi üles ehitatud, inimesed saavad tagasisidet anda, et mis neile meeldib, mis ei meeldinud, millega nad on nõus, millega mitte, mis võiks olla teisiti, et ta lõpuks oleks ikka selline, et vabatahtlikud ise väga tahavad seda teha, sest et lõpuks me peame tegema midagi sihukest, mida vabatahtlikud tahavad, mitte midagi, mida minul on ise hästi hea teha. Ja lisaks sellele meil tulevad ka nagu arenguvestlused või õhtud, et kus me saame ka nagu, kui päris elus nagu ei saa teha, kuskil kokku saada, siis me saame teha online. Ja siis on inimestel ka sihuke baas olemas, nad oskavad küsida, nad oskavad arutada, et siis kui me tegime online'is, me ka tundsime seda, et inimesed tegelikult ei osanud väga hästi küsida midagi. Et kui neil on mingisugune baas olemas, nad on tutvunud materjalidega, siis on ka, kindlasti tekib küsimusi, on julgem küsida, ei tunne, et äkki mu küsimus on rumal või midagi sellist. Et me just sihukese asja välja võtsime nagu Vabatahtlike Akadeemia, et nüüd me seda surgime ja aretame. Et mis ma ka nagu teistele võib-olla ütleks või soovitaks või mis me ise nagu tegelikult õppisime, ongi see online suhtlus teha aktiivsemaks, sest isegi kui see eriolukord saab läbi, siis me tegelikult oleme kõik nagunii hästi palju online. Et see kindlasti tuleb kasuks ka siis, kui kõik on tegelikult normaalseks tagasi läinud ja ei tea, millal võib jälle midagi tulla. Ja teine asi on see, et asendustegevuste asemel tasub mõelda mingeid tegevusi, mis annavad nagu lisaväärtust. Et asendustegevused nagu ajutised korraks on nagu okei, aga need tihtipeale ammendavad ennast ära. Et ma arvan, et kui asendustegevusi tehas vabatahtlikud tunnevad ka neid, et neid nagu nii väga ei väärtustata. Et siinkohal ma lõpetaks. Aitäh! Nii, suur tänu sulle selle avangu eest. Kusjuures pean tunnistama, ma suurema rõõmuga kuulsin seda, mis sa ütlesid, sest mina siin on vähemalt 2 suurt sellist pointi avatuna. Üks on see sama point, et jah, et kriisi ajal me saame leppida väga palju sellega, et me suhtlus on ainult online, me tegeleme selle suhtlusega, mis on hetkel vajalik, aga tegelikult me peame meeles pidama, et väga suur hulk vabatahtlikke on tulnud vabatahtlikeks selle samal pärast on tahtnud tuge sotsiaalset elu suhtlemiskeskkonda, eks ole. Ja kohe, kui me nagu praegu, eks ole, on aimata, et see kriis võib-olla korraks on läbi, aga võib sellisel või teistsugusel kujul tagasi tulla, see tekitabki selle küsimuse, et kuidas ka online jätkata vabatahtliku vajaduste katmisega, eks ole, mitte ainult tema funktsioonide taaskäivitamised. Selle eest suur kiitus teile ja teine asi, mis minule väga meeldib teie mõtlemises, mis ma ise oma kogemusest julgustaks kõigile, et mina arvates igas organisatsioonis, eriti vabatahtlikus, peaks väljaõppe alati kandma vähemalt 2 eesmärki. Üks on see, et inimene oskab teha ja teine, nagu see akadeemia näitel, tal on jutuainest vestlusteks, arenguvestlusteks ja kõigeks muuks, eks, et alati oleks 2 kärbest 1 hoobiga võimalik katta. Kas keegi tahab küsida ja kommenteerida või oma kogemust jagada või Anu käest juurde pärida kõigi kuuldes? Hetkel ei näe, aga siis ma ühe küll asja küsin praegu kindlasti ära. Ma aiman selle rõõmu järgi, millega sa ütlesid, et hakkasime rohkem online veel suhtlema, jääme online suhtlema, et loomuse vabatahtlikud kipuvad olema pigem nooremad. Või ma eksin, kas teil on nagu ka minuealisi ja selliseid parajalt 2 ja parimates aastates inimesi, kes ka on suutnud online'i kolida selle sotsiaalse tegevusega? Ja kusjuures on igasuguseid. Tegelikult on ka selliseid vanemaid, 30+, kellel on juba mingi töökogemus olemas, et neil on juba oma mingi eriala olemas, aga hästi palju on ka selliseid hästi noori, et me võtame vabatahtlik alates 16 eluaastast. Et hästi palju on ka täiesti 16, 17, 18, kes tahavad lihtsalt midagi teha. Hästi erinevaid on. Aga see tegelikult on väga äge, selles mõttes, et teema on avatuna, et see kriis natuke kiirendas ühte väga põnevat protsessi. Nimelt, eks ju, et meil on vabatahtlikkuse maailm on hästi kirju, eks ole, alates külaseltsidest, kus inimesed ongi ninapidi koos ja võib-olla lihtsalt peaks pillikult öeldes akna lahti tegema ja teisele midagi hõikama
kuni sellise noorteni, kes võib-olla on juba 3 aastat koos samas rühmas olnud, aga ei ole kunagi näost näkku teineteist näinud ja see on okei. Et nüüd on see spekter meil kõigil näha, et need suhtlemise viisid on hästi erinevad ja me peame neid hakkama veel omavahel ühte maailma kokku tooma. Okei, kas kellelgi veel on kommentaare ja küsimust Anule? Paistab, et hetkel ei ole. Anu, suur aitäh sulle, et sa jagasid ja veel kord suur respekt teile, et te nii kiiresti selles kriisis lisaks oma põhitegevusele orienteerusite ja võtsite. Ma ilmselt ise ka mingil hetkel võtan teiega ühendust ja õpin teie kogemusest. Aitäh! Nii, et hoiame siis mõnusat tempot, päeva lõpp on, et ära ei väsiks seal ekraani taga, ei tekiks kiusatust. Ma chatist küll näen küll midagi, just ma ootasin seda kommentaari. Maido täitis selle rolli meie eest, et 30+ on päris noor. Me arvan, ma olen ka 30+, ma ka arvan, et ma olen päris noor, aga ma siiamaani ei oska mitte kellegile seletada ega ise aru saada, mis asja on Snapchat. Seega selles mõttes on see põnev küsimus alati, aga noorena me siin tunneme kõik teineteist, ma näen seda nägudest. Nüüd on meil üks veel erakordselt noor inimene, kui mitte öelda täiesti poisike, Tarmo Tüür Eestimaa Looduse Fondist. Ja Tarmo, räägi meile siis sellest, et kõik me põnevusega vaatasid, et mis siis juhtub selle talgupäevaga, eks ole. Kuidas nüüd Teeme Ära läheb kogu selle möllu keskel? Mis te siis tegite Teeme Äraga? Aitäh, mina olen Tarmo ja et pilti natukene kirjumaks teha, siis mul on siin 5 slaidi ka. Ma eeldan, et need ilmusid kõigile nähtavaks. Et püstitus oli siis, et kuidas eriolukord muutus. Et Teeme Ära talgupäeva võib-olla, kui see nüüd 2 lihtsa lause või põhimõttega kokku võtta, millest me oleme alati lähtunud ja tegelikult, mis ka sel kevadel meid väga tõsiselt saatsid. Et Teeme Ära on siis see, et me tuleme kokku ja teeme oma kodukandi vajalikuma töö ära. Ja teiseks, et väga oluline on see mõtteviis, et me võtame ise aktiivse rolli ja näitame ja saame aru ja nii ka käitume, et me saame, et see meie elukeskkond, heaolu ja ka turvalisus tegelikult meist endist sõltub, et see on läbi aastate kaasas käinud. Ja puht isiklikust meeskonna vaatevinklist on muidugi see, et märtsi keskpaigaks on meil suurem jagu korraldustöid juba tehtud ja nii ka tänavu. Nii et sellest vaatest jah, muidugi tuli see kõik nii-öelda sahtlisse panna või prügikasti visata. Aga see selleks, et märtsis siis tabas kõiki see kas jätame ära või lükkame edasi ja natuke selle peale mõeldes, siis meil jäi igal juhul valdavaks tunne, et sellega kaasa kohe ei tahaks minna. Ja nägime ka, et pigem võtame veel mõne nädala aega. Kuigi tegelikult ka juba enne eriolukorda käisid läbi need mõtted, et ega talgud ongi ju ka üks viis, kus me kultuuriliselt sajandeid oleme aidanudki neid inimesi kogukonnas, kes on abi vajanud. Ongi tehtud ära kõige raskemat tööd või mindud appi näiteks kuhugi, kus on toitja kadunud või kus on punane kukk on nagu maja maha võtnud, et siis läks ka talgutega just kogukond appi, nii et tegelikult selline nagu kõhutunne oli ikkagi algusest peale, et kas ja mis võiks olla see, mis nüüd siis selle tänapäevase talgu või Teeme Ära sellise üle-eestilise algatusega, kus saaks abi käe külge panna. Aga kuna need sellised kogukond aitab ja muud algatused tekkisid, et siis me kohe märtsis sellist starti ei teinud ja ideed ei näinud, mis tuleks käsile võtta. Aga aprilli alguses siis jõudis mitmelt poolt meieni ja kuidagi ka õhku tekkis see maskide tegemise idee ja maskide kandmise ja tegemise ja tegemine siis selleks, et kõigil jaguks, et ta muutuks omasemaks, aitaks kaasa selliseks sotsiaalseks normiks saamiseks. Ja mis oli ka juba oluline, et selleks hetkeks me olime juba, olime 3-4 nädalat oli meie peaaegu kõige suurem panus
mida meil toodati, oli see, et ärge tehke mitte midagi, et olge kodus ja ärge tehke midagi, et noh, mõned, kes nüüd vabatahtlikuna said kuskil kaasa aidata, aga et see aktiivse rolli võtmine tundus see, mis läheks hästi kokku, midagi, mida saab käega ära teha ja samal ajal tõesti, kuidas me ühiselt saaksime võtta selle rolli, et siis kiirendada seda tavaolukorra naasmist, et need olid need, mille pinnalt me tegelikult siis otsustasime, et see on midagi sellist, mida me peaks tegema ja mida me saaksime teha selle Teeme Ära platvormi pinnalt. Ega ju ei olnud häda pärast tingimata vajadust teha, vaid pigem oli niipidi mõttekäik. Ja sealt edasi läks muidugi väga kiirelt, et kokku meil natuke üle 2 nädala oli siis idee tekkimisest kuni ürituse väljakuulutamiseni ja sellest peaaegu pool aega läkski tegelikult lihtsalt seedimise, materjalide läbitöötamise peale ja ülejäänud pool jäi siis korraldamise peale, siis natuke üle nädala. Ja et koondada materjal, valida siis üleskutse sõnastada ja sellega siis lagedale tulla 20. aprillil juhtus see. Ja maikuuks praegu on see algatus siis lõppemas, kuni 10. maini veel saab oma maski tegusid kirja panna ja natukene siit need pildid kajastavad, et noh, see oli meie jaoks igas mõttes eriline see talgukevad, nii nagu kõigi jaoks. See teema oli erinev, kommunikatsiooni mõttes väga eripärane, sest see maskide teema ise ka kogu aeg meedias argnes. Siin kas või see Suud puhtaks saade oli üks näide, aga tegelikult ju seda arutelu oli igal pool ka mujal ümberringi, et väga suur aur näiteks läkski sellele, et arutada, kas mask peaks olema kohustuslik selle kandmine või sotsiaalne norm. Millest tegelikult minu meelest suur osa läks lihtsalt energia raisku, et tegelikult oleks võinud rohkem sellele keskenduda, et inimestele öelda, et miks see on oluline ja kuidas õigesti kanda, sest enamus skepsisest tuleneski just sellest, et oli näha, et inimesed kannavad valesti ja valesti nad kannavadki sellepärast, et ei ole teadvustatud. Ehk siis see oli ka meie mõte algusest peale, et kui inimesed niikuinii kannavad üha rohkem, siis on oluline ka seda teadlikkust tõsta, et kuidas siis õieti kanda, et sellest tuleb pigem kasu ja keegi omale sellega kurja ei teeks. Nii et täna hommikuse seisuga on siis Eestimaa kaart enam-vähem kaetud ja ligi 7000 maski on kirja pandud. Lõppnumbrid siis lööme kokku siin 10. mai seisuga. Selline kiire jooks läbi talgukevade. Kui on küsimusi, siis meeleldi vastan. Toomas, kas räägid midagi? Oi, nii. Toomas, nii. Nii, sain nuppu vajutada teist korda, teisel katsel. Vanadus. Et siis ma saan aru, et põhiline Teeme Ära siis suund läks, eks ole, maskide peale seekord. Aga ma saan aru, et mitte ainult Rakveres, vaid ka päris mitmes muus kohas inimesed paralleelselt 2+2 reeglite järgi tegid ka koristustalgud ära. Et kas see ka kuidagi jõudis nagu teieni, kas mõnes kogukonnas tuli see tagasi, et okei, see maskide asi, aga meie praegu siin leiutame viisi, kuidas siis oma klassikaline koristustalgu ära teha ja mis te nendega tegite? Kas te saite neid kuidagi aidata? Ja absoluutselt, et niipea kui märtsi keskpaigast kohe oli ju näha seda sotsiaalmeediast, et inimesed tegid kas ise või kutsusid teisi kaasa ja tehti ka evente ja et kui te liigute, siis niikuinii koristage, võtke ka kaasa see, mis loodusse ei kuulu ja samamoodi tehti kindlasti ka nendel õigetel päevadel ja tõesti mõnest kohast anti ka teada, et nad olid leiutanud ka talgupäev ei ole, seal on väga palju erinevaid töid alati, et prügikorjamine on kõige lihtsam, aga kuskilt külast minu meelest oli ka leiutatud selline värvimine juba, et värvime kihelkonna triipe aiale ja seinale ja kuhugi veel ja siis, aga igaüks ise teeb oma ette ja lihtsalt ühiselt lepitakse kokku, kuhu me värvipoti ja pintsli jätame. Et see igal juhul ja see on nagu hästi tänuväärne, et mida ei saanud nagu teha, et ise kutsuda üles suurelt
tegutsema, et mitte soodustada siis uute kontaktide teket, eks ole, et kõik, kes ise leidsid mingeid viise, siis see on ju ainult teretulnud ja Vabaühenduste Liit, ma eeldan, et see on Kai, vahepeal tõstis käe. Et kas sa tahad saada sõna? Ei, tegelikult see vastus tuli juba ära, nii et aitäh Tarmole. Super, kus juures mulle väga meeldib siin, kui siit nüüd mingi selle teatud õppetund välja võtta, on see, et põhimõtteliselt kõrvalt kuulates sain aru, et juhtus kaks asja veel korraga. Esiteks te leidsite viisi, kuidas on tegelikult ka talgu korras võimalik teha midagi kasulikku ka igaühel endal, kuigi sellele kõigil talgulisuse energia juures, eks ju. Ja teine nurk ongi selles samas, eks ju, et mingis mõttes ka kriisi olukorras see talgulisuse mõte võib toimida nii, et inimesed kogukondlikud leiutavad viisi, kuidas austades kõiki reegleid jätkuvalt seda traditsiooni austada, et selles mõttes, et ilmselt kui keegi 2-3 kuud tagasi oleks öelnud, et selline kriis on, mis te arvate, et kas talgud üldse sobivad sellisesse kriisiformaati, siis ilmselt oleks öelnud ei. Aga nagu näha, et nüüd on olemas vähemalt 2 viisi selle jaoks. Ja, seda me ka kindlasti kaalusime, et kas teha ka siis sellised mikrotalgud öelda, et ongi perekonniti ja individuaalselt, aga kuna aprilli keskpaigaks oligi näha, et need talgud juba niikuinii toimuvad, et see ei looks mingit olulist lisaväärtust, et me teeksime tohutu kampaania ja ütleks, et tehke seda edasi, mida te niikuinii teete ja võib-olla keegi veel teeb. Et pigem oli küsimus selles, et kas oleks midagi, millega me saaks panustada ja mingit lisaväärtust tekitada. Maido palub siis ka veel öelda, et Rakvere Varlas pole vist kunagi nii palju prügi koristatud kui nüüd eriolukorras. Kõiki meetmeid ja eeskirju jälgides. Ma selgitan seda või? Ei, ma ei tea, moderaator on Toomas. Tead, kui sa just midagi väga-väga erakordselt ei taha öelda, siis ära väga selgita, aga repliigi võid muidugi öelda umbes 30-sekundilise. Ja see oli meie enda üleskutse, kus me kutsusime inimesi ise koristama ja tegema sellest pilti ja saatma meile vallale ja loosisime ka auhindu ja samas võisid prügikotid andsime meie neile või kui need ostsid, siis me tasustasime selle ja samamoodi võisid jätta selle prügikoti kõik sinna erinevate teede äärde või nende platside peale ja meie kogusime need kokku ja viisime prügimäele ja see võttis väga aktiivset osavõttu, nii et see oli nagu super tulemus, et väga äge oli. Inimesed aktiveerusid ja tegid müstilist tööd. Nii, nüüd on lugu nii, suur tänu. See oli selles mõttes väga näide, siis kolmas näide ka, et inimesed kas suudavad teha talgusid individuaalselt selles mõttes. Ilma selleta, et nad peaks neid koos tegema, aga siiski tuntakse ja seda on näha, et seda tehakse koos. Okei, kas keegi tahab midagi talgu teemal veel midagi öelda või kommenteerida? Paistab, et siis vist mitte. Tarmo, suur tänu sulle. Ja nüüd meil on selline viimane suur plokk, kus on kõigest 4 kõnelejat. Ehk siis me tahame korra Lõunaregiooni näitel arutada seda, kuidas vabatahtlikud eriolukorras aitavad ja aitasid riiki turvalisuse tagamisel. Nüüd ma lihtsalt ütlen, kes meil siin kõnelevad ja korra vaatame, mis järjestusest te räägite, et meil on Arvi Uustalu vabatahtlike päästjate poolt, Liibrikel abipolitseinike teemal, Leane Morits Kaitseliidu poolt ja Ulvar Kuningas Punaselt Ristilt. Ma korraks nüüd pöördun nende 4 kõneleja poole, et igaühel on circa kuni 5 minutit repliigi korras võimalik rääkida. Kas Ulvar, sul oli vist veidi kiirem? Kas ma sain õigesti aru? Oota, sind ei kuule. Kas nüüd on kuulda? Nii, et ega mul nüüd enam nii kiire ei ole, nüüd ma kannatangi läbi 5 ka. Selge, aga sel juhul äkki lähemegi selles järjekorras, kuidas mul ta juhuslikult siia kirjalehele sai ilma igasuguse tähtsuse järjekorrata. Kas Arvi Uustalu, kas sa oled valmis mõni minut meil rääkima oma perspektiivist? Väga valmis rääkima. Super, räägi. Nii, vabatahtlike päästjate poole pealt siis kiirülevaade selle Lõunaregiooni näitelt.
et ma ise olen küll kutselises asutuses töötan, aga seotud ka selle koordineerimisega ja antud juhul lõin kaasa ka eriolukorra juhi staabis, nii et seda täit ülevaadet nagu oman. Mida me tegime, et jagasime kontakte, kohalike omavalitsuste, vabatahtlike omavahelisi kontakte päästjate poole peal, et nii-öelda see valmisolek tekiks koostööks. Ja eks see muidugi varem oli ka kindlasti olemas, et midagi uut seal ei olnud, aga igal juhul andsime märku mõlemale osapoolele, et võiks toimetada nii-öelda selle COVID-pandeemia raames üksteise toetamisega. Ja vabatahtlikele päästjatele tegime ka üleskutse, et toimetage, planeerige, pakkuge oma abi ja üldises plaanis võib öelda, et lõunas nagu vabatahtlikud päästjad jagunesid kaheks, et olid nii-öelda pooled, kes olid valmis lisakohustusi võtma, teised, kes otsustasid piirduda ainult nii-öelda selle oma põhitööga, et päästetööde valmisolek ja see on ka muidugi väga oluline, see on ka väga oluline panus ju tegelikult selles kriisiolukorras ka, et neid päästetöid teha. Nüüd KOV-id väga aktiivsed üldiselt kogu selle vabatahtliku pääste kaasamise poole pealt ei olnud. Siin see põhjus on ilmselt ka sellest, millest Maido natuke rääkis, et omavalitsused ise, neil oli nii-öelda see tagavarapink oli päris pikk nendest allasutuste töötajatest ja esmajärjekorras kasutati siis neid, ütleme nende eakate ja teiste abivajajate abistamisel, et ka kuigi päästjad pakkusid välja kõiki neid tegevusi, et toidu ja ravimite kojukannet, vanurite abistamist, isegi abivajajate transporti, igasugust logistilist tuge KOV-idele, siis seda just väga palju ei tulnud. On mõningad üksikud näited, kus päästjaid sellesse, vabatahtlike päästjaid sellesse tegevusse kaasati. Ja põhirõhk siis, kuhu vabatahtlike päästjate töö läks, oligi seesama, millest ka tegelikult Maido natuke rääkis, on ka patrollimine. Et see kevadine aeg, mis praegu on, see langes kokku sisuliselt meie selle suure kulupõlengute ajaga ja põhimõtteliselt, mis see päästesuund oligi, et kaasata vabatahtlikke päästjaid ka patrullimisele, teha 2-1 selliseid patrulle, et vaadatakse tuleohutusnõuetest kinnipidamist kui ka siis sellest COVID 2+2 reeglitest kinnipidamist. Et võin seda öelda, et kokku selliseid patrulle siis tegi 33 vabatahtlikku päästekomandot üle Eesti, lõunas 7. Meil oli ka kokkulepe, et see ei kuulu eraldi tasustamisele selles võtmes nagu tööjõukuluna, vaid et see on puhtalt ainult nagu kütusekulud kaetakse. Ja praegu on esmane kokkuvõte on nagu see, et umbes 15 000 kilomeetrit siis vabatahtlikud päästjad sõitsid läbi. Neid nõuete rikkumisi avastati seal 120 korral. COVID nõuete rikkumisi, sama palju siis oli ka neid lõkke põletamise juhtumeid. Ja et vabatahtlikud siis kutsusid korrale, eks neil endal oli ka, jällegi saime ka sellist tagasisidet, et toimus ka natuke sellist dubleerimist, et mindi sinna juba, kus riiklikud organisatsioonid olid käinud patrullimas, et see on nagu see õppetund, mida peaks tulevikus vaatama, et paremini infot omavahel jagama. Ja teine pool oli see, et ka kohalikud suhtusid võib-olla vabatahtlike patrullidesse selliselt, et mida te endast õige kujutate, et te olete, kas teil on nagu võim pähe löönud ja mõningatel juhtudel isegi oli selliseid näiteid, kus nagu vabatahtlikud päästjaid ähvardati ja neile on tehtud anonüümseid telefonikõnesid. Et see oli põhimõtteliselt, aga see oli suur panus ja abi tegelikult just see patrullimise poole peal. On näiteid ka, kus toiduabi käisid vabatahtlikud päästjad viimas, ka seal on jällegi omad nüansid juures, et kui päästeeraldusmasinatega liigutakse ringi, käiakse kellegi kodu ukse taga, siis tegelikult ongi mõte see, et seda peaks hoidma kuidagi ka anonüümsena, et jällegi see toiduabi jagamine, see on natuke märgilise, või paneb negatiivse märgi sellele inimesele ka, et naabrid võivad halvasti vaadata, et endal on selline auto, aga ikkagi tellib nagu toiduabi. Et see oli nagu see, mis välja toodi riskikohana. Mida veel tehti, mida ma tean, et jagati neid, käidi kleepimas ja jagamas neid COVID 2+2 plakateid avalikes kohtades ja asutustes
Üks hea näide, mida saab veel välja tuua, on ka see, et üks päästeala noortering jätkas tegevust e-õppe vormis. Et see on sellises olukorras on hästi oluline, et kui noortel on vaja natuke tegevust, siis igasugune selline tegevus on nagu oluline, et kui õppetöö on katkenud, et see on siis tähtis. Ja mis ma siis kokkuvõttelt võin öelda, et omavalitsused ja päästevabatahtlikud olid tihedas kontaktis, abi pakuti, väga palju ei kaasatud ja mis ma tuleviku jaoks võib-olla veel nagu üks tähelepanek, mida ma arvan, et suur selline potentsiaal, mis üldse vabatahtluse poole peal, just selliste mitteorganiseerinud vabatahtlike poole pealt on kindlasti sellel Punasel Ristil, kes nagu kujunes selliseks, võiks kujuneda selliseks regionaalseks koostööpartneriteks just kuidas nende riiklikke struktuure toetada. Aga see nüüd otseselt ei puuduta päästevabatahtlike poolt. Aga minu poolt lühidalt kõik. Nii, suur tänu sulle. Ma lihtsalt lisan nüüd Päästeliidu nõukogu liikmena lisan seda perspektiivis, mis ma kuulsin mujal regioonides, kus mul ei ole lõunast ma tean oluliselt vähem, kui sa tead, eks ju. Et me Päästeliidus ka pikalt arutasime, et kas vabatahtlikele anda selge mingisugune suunis ja põhjus, miks meile sellist liiga suurt suunist ei andnud, oligi see, et meie kõige hullem stsenaarium vabatahtliku pääste poole pealt oli see, et kui viirus lööb sisse kutselisse komandodesse, siis meie sõnum meie liikmetel oli see, et ärge ennast lõhki rebige, sest võib juhtuda, et neid, kel on päästeala väljaõppe, läheb vaja kutselistele appi, eks ole. Aga rõõm on tõdeda, et tegelikult nii hullusti ei läinud või teisiti, nagu sa räägid, et leiti koos Päästeametiga COVID-iga väga lahedaid lahendusi. Ja ma tean, et näiteks ka Põhjaregioonis mitmes kohas kohalikud omavalitsused ise tegid eraldi veel kokkuleppeid vabatahtlikega, siis kui näiteks Jõelähtme ja muud vallad tegid need liikumispiiranguid, kus siis vabatahtlikud ka konsultatiivses vormis olid need, kes siis teavitasid, et Jägala-Joa juurde pole mõtet viiekesi perekondades suurtel meestel koguneda, eks ole. Et selles mõttes sa ennast väga hea pildi andsid ja mis me näeme on see, et tegelikult kohalikud omavalitsused neist erakordselt osavad neid vahendeid ja koostöökohti leidma. Selles mõttes. Ma ei tea, kuidas sinu perspektiiv on, sa noogutad, ma näen siin, et selles mõttes me küll nii Päästeliidus võib-olla kui ka Päästeamet ilmselt natuke muretse, et kas uued COVID võtavad korra kinni, aga selgub, et neil on nii pinki kui ka valmisolekut tulistada. Jah, kasvupotentsiaali veel kindlasti on. Ja see ütleme just selle konkreetse praegu käimasoleva kriisi võtmes ongi tõesti see võtmekoht, miks COVID ei ole väga palju neid vabatahtlikke kaasanud, ongi see, ma arvan, et nende enda pink oli nii pikk, et kust oli võtta hästi palju seda vaba ressurssi ja siis ütleme sealt, ma arvan, tuleb võib-olla see pool, kus nii palju seda vabatahtlust ei kaasatud. Nii. Selge, ma sain teada, et mu mikker ragiseb, ma tegelen sellega, aga kuni ma sellega tegelen, siis ma hea meelega vaataks otsa Liiv Rikkelile ja küsiks, kuidas abipolitseiga toime tuldi ja mida abipolitsei tegi selle kriisi ajal? Et tõesti meie oma organisatsioonis saame loota ja toetuda abipolitseinike peale, kes nüüd töötavad ka vabast tahtest kohusetundest. Ja ütleme selle eriolukorra alguses, kui välja kuulutati, et vajame abi ja neid abipakkujaid oli, et üle 40 inimese pöördus politsei ja piirivalve poole pakkudes abi väga erinevate teadmiste, oskuste ja abivahenditega, aga paraku me neid siiski kaasata ei saanud, sellepärast et korrakaitselise ja piirivalve ülesannete täitmisel peavad vabatahtlikud olema saanud ettevalmistuse ja tõesti tänavalt inimesi me seetõttu ka kohe appi võtta ei saanud, aga soovijatele pakkusime võimalust abipolitseinikuks astuda ja ütleme Lõuna prefektuuris on nüüd selle pooleteise kuuga tulnud siis üle 40 sooviavalduse, kes siis on valmis liituma meie vabatahtlikega
Ainuke häda on see, et kuna olid keelatud koolitused ja kontakttunnid, siis me ei saanud koolitamisega alustada. Ja siin töötasime välja praktiliselt 6 aega siis e-moodulit koos Sisekaitseakadeemiaga ja nüüd esmaspäevast siis käivitub esimene e-õppe uutele abipolitseiniku kandidaatidele. Teemad, millega me siin kokku puutusime, oli see, et tõesti nii sisekorrakaitseliste ülesannete täitmisel ja piirivalves, kus me vajasime väga suuri ressursse inimeste näol, siis ütleme, meie abipolitseinikke, ehkki neid on 370 inimest meil Lõuna prefektuuris, ei olnud see piisav, sest ka ütleme, kuna töö käib vabatahtlikkuse alusel või see kaasamine, siis erinevatel põhjustel ütleme, paljud ka esimese üleskutse peale väga ei ühinenud siis sellise eriolukorras appi tulemisega. Ja esimeses etapis oli meil eriti vaja abi piiri peale, nii piiripunktidesse kui piiripatrulli, mis tegelikult eeldas sellist abipolitseinike olemasolu, kellel on teise astme koolitus läbitud, ehk nad on siis iseseisva pädevusega, et neil on ka relva kandmise õigus ja ütleme, et on parema ettevalmistusega kui siis selle esimese astme läbinud abipolitseinik. Et siis me nende patrullide mehitamisega jäime ikka päris hätta ja siin siis Siseministeerium pöörduski Kaitseliidu poole, et kus siis just piiripunktidesse kaasati Kaitseliite. Ja ma ütleks tõesti, et Eesti rahvas on väga väiksearvuline ja peaaegu 1/3 abipolitseinikke on ka Kaitseliidus, nii et tegelikult see ressurss, see abiressurss, mis oli ka väga hästi koolitatud nii meie PPA poolt kui Kaitseliidu poolt, siis liikuski sinna Kaitseliidu ridadesse piiridele. Ja siis järgmise ringina me siis kasutasime abipolitseinike jalgsipatrullis ja autopatrullis linnaruumis, liiklusjärelevalves, siis natuke, ütleme mõningal määral ka piiripatrullis jätkuvalt ja siis klienditeeninduses politseimajade juures, siis samuti karantiiniobjektide valves, et kõige suurem oli siis Raatuse ühiselamu karantiin 14 päeva, kus siis meil oli 24/7, ühesõnaga siis valve väljas, et oli ka väga ressursimahukas. Ja kui rääkida nüüd tasuta või töötasu saamata vabatahtlike kaasamisest, siis tegelikult me läksime ka PPA-s seda libedamat teed, kuna tõesti see vajadus oli suur ja see vastava ettevalmistusega abipolitseinike ja vabatahtlike nappis, siis alates märtsikuu lõpust siis töötati välja selline premeerimise süsteem, mis tegelikult sisuliselt on ta töötasu maksmine, aga me nimetame seda preemiaks. Ja see tegelikult oluliselt parandas meie olukorda kuni tolle hetkeni või selle väljakuulutamiseni pidid rühmajuhid ikka päris palju vaeva nägema, et inimesi läbi helistada, kutsuda neid, et meil on vaja sinna ja tänna inimesi või abipolitseinikke appi, siis selle premeerimise väljakuulutamisega seoses muutus olukord vastupidiseks, et hakkasid abipolitseinikud ise oma abi pakkuma. Ja kuna meie need eelarve oli kinnitatud ja need mahud olid ette planeeritud, siis ka nende abipolitseinike kaasamine oli limiteeritud mingist hetkest alates. Ja siis tekkis ka olukord, et kus tõesti abipolitseinike seas ka sellised, kes tõeliselt tahtsid abis olla, aga kuna nüüd oli see tasustamise
süsteem välja töötatud, siis nad nii-öelda vabast tahtest enam nagu tulla ei saanud, sest nii-öelda tingimused olid ju kõigile nagu ühesugused loodud. Siis on tekitanud see ka nagu palju pahameelt ja siis alates nüüd 1,5 nädalat tagasi siis me liikusime nüüd selles suunas, et need, kes nagu tõsiselt tahavad ilma ja on nõus nagu tasuta välja tulema ilma selle preemiata, et need siis nii-öelda väga selgelt väljendades ütlevad, et nad ei taha seda preemiat saada, et nad panustavad niisama ja nad seda teevad ja me saame jälle rakendada siis nii-öelda vabatahtlikkuse alusel ilma siis tasu maksmata. Ja mida me sellest õppisime, oli see, et me peame tegelikult oma abipolitseinikke paremini ette valmistama just nimelt selliste eriolukordades toimetulemiseks. Et on vaja siis ka, praegu on see e-õppe välja töötatud ja käivitunud see moodul, et seda veel nii-öelda ka teise astme tasemel nii-öelda e-õppena välja töötada ja nii-öelda osaliselt kasutusele võtta, et sellistes olukordades, kus inimesed nii-öelda enam kontaktis või see kontaktide võimalus väheneb, et meil oleks alternatiivsed nii-öelda võimalused, kuidas me saaksime värvata ja kuidas me nii-öelda siis uusi inimesi ka kaasata saame. Nii, see on kõik. Kas nüüd on mind normaalselt kuulda? Ja, vist küll. Anu ei ole mu sõrme viibutama hakanud. Ja ma praegu ei viibuta. Ja, väga hea. Suur tänu, Liis, sulle. Ja mul oli selles ka hea meel, et sa selle nii-öelda preemia mõtte meil lahti rääksid, ehk siis klassikaliselt see tõlgendus kipubki nii olema, et mingitel hetketel, kui juba hakata tasustama või preemiat maksma, eks ole, jälle see omabki mõju nendele, kes seni on toimunud vabatahtlikult, eks, et see on hästi selline ohtlik tööriist, eks ole. Et ma saan aru, et see on ka teie takeaway, et see on teema, mida tuleb oluliselt tuleviku jaoks hoolikamalt läbi mõelda, eks sel hetkel, kui me toome sisse mingid tasud mängu, siis me võime ka lõhkuda ära selle senise mängu mingil määral. Täpselt nii. Just. Ja ma arvan, mul on tõsiselt hea meel, et see ka uuesti üles tuli see sama teema, eks ju, et tegelikult me keegi ei taha öelda, et olukorras, kus vajavad tegemist mingit tööd, ei saa erakorraliselt tekitada mingi tasustatud töid juurde, eks ole. Aga vot nüüd on see, et kuidas me need nii-öelda lisatöökohad integreerime mis tahes vabatahtliku süsteemiga. Vot see on selline peenmäng, eks ole, mida me selle kriisi tulemusena hakkame avastama selles mõttes. Nii, suur tänu sulle. Ma tean, et see tasudega teemat tahetakse väga-väga palju lahti rääkida. Ja ma nüüd pean sõrme kinni hoidma, ärge Pandora laekast avake päästa vabatahtliku teema avamist, sest üks asi küll saab öelda lõpupoole ka, et eristame nüüd ühte asja, lihtsalt, et kuna meil täna ei teki diskussiooni kohta, et kui me räägime, et inimene saab tasu, eks ju, siis seal avaneb hunnik teemasid selles mõttes, sealhulgas kas on töökoht või preemia. Samal ajal on ilmselged, et väga paljud organisatsioonid, kes vabatahtlikke rakendavad, osutavad Eesti riigile ja kohalike omavalitsusele teenuseid ja selle eest makstakse ja need teenuse tasu sageli tagab, et see organisatsioon on olemas, et toetada üldse vabatahtlike tööd, eks ju, selles mõttes. Ja vot see on see vahe, eks ju, et muidu miks ma seda hetkel siia sekkusin ja ma hea meelega ei annaks selleks liiga palju sõna praegu, on see, et seda teemat me oleme 15 aastat Eestis rääkinud pääste näitel, eks ju, et nii kaua, kuni inimene, kes teeb tööd, ei saa tasu, on ta vabatahtlik, aga see ei tähenda, et organisatsioon, kes tagab tema väljaõppe, valmisoleku, heaolu ja muu, ei peaks saama teenuse raha ja olema lepingulises suhetes, eks ju. Selles mõttes, et ma pakun sellise kirikeselt küla modus operandi hetkel, sest meil on veel 2 inimest ära kuulata ja mõned repliigid veel. Kas sobib nii? Maido, kas sa elad üle, et me ei anna sulle hetkel sõna puhtalt aja pärast? Ma ei tea, kas elab või ei ela, aga ma pean praegu sõna andma Leanele, muidu me juhtub... Ja Maido näitas näppu püstist. No vot, ma nüüd näitas, aga nüüd võttis ka korraks maha, aga kahjuks või õnneks siin ei ole Teate, ma püüan anda selleks sõna repliigis, aga mul on väga vaja, et meie kõnelejad saaksid ära kõnelda, keda me oleme eraldi kutsunud. Ja selleks ma hetkel annan Leane Moritsele Kaitseliidu näitele sõna ja pärast me jõuame selle teema juurde tagasi. Tere ka minu poolt. Mina rohkem oskan küll rääkida. On mind kuulda?
et mina oskan küll rohkem rääkida tegelikult Naiskodukaitse tegemistest, aga kuna me oleme üks organisatsioon nii-öelda, et Naiskodukaitse on Kaitseliidu struktuuriüksus, siis ja Sander Silm, meie CIMIC spetsialist palus ka siis mul Kaitseliidust rääkida, siis ma võtangi mõlemad kokku. Ja loomulikult meie oleme siis need vabatahtlikud, kellel, et huvitav on lihtsalt see, et Päästeameti näitel on räägitud vabatahtlikust tööst 15 aastat, kuigi Kaitseliit on olnud olemas 20 aastat ja toimib samadel põhimõtetel, et on olemas palgalised ja siis hästi palju vabatahtlikke. Et kui ma nüüd ruttu ütlen lihtsalt seda, et Naiskodukaitses on näiteks niimoodi, et igas maakonnas ehk meie mõistes igas ringkonnas on üks palgaline ja minul näiteks siis Tartumaal on 300 vabatahtlikku. Et ja samamoodi on siis teistes maakondades, kus siis rohkem, kus siis vähem. Tallinn ja Harju, mis on juba veel suuremad vabatahtlike koondajad, seal on siis 2 inimest ühe selle maakonna kohta. Aga see selleks praegu, et mida siis meie tegime nüüd selle kriisi ajal. Meil oli, ma nüüd räägin natuke või siis lõunaregioonist, et Kaitseliit kõigepealt, nagu siin juba Liibrikel ütles, et Kaitseliit käis piiril ja see suuresti oligi see, mida nad tegid, ehk siis toetasid Politsei- ja Piirivalveametit Viljandimaast kuni Luhamaani nii-öelda laias joones öeldud. Ja kokku käis ja käib praegusel hetkel ka veel umbes 150 inimest ehk siis 150 vabatahtlikku kaitseliitlast. Ja PPA tegi meie kaitseliitlastele ka koolitusi patrullides osalemiseks. Aga suure tõenäosusega ei lähe seekord vaja neid patrulle, eks ole, nii nagu Saaremaal patrulliti, et siin lõunas ei lähe vaja. Mine tea, mis edasi saab, aga igal juhul on inimesed nüüd koolitatud valmisolekus panustama. Ja Sander ütleb siis Kaitseliitu õpikoha kohta, et Lõuna-maakaitseringkond oli õigel teel, kui me alustasime 2017 koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga, et suurematel õppustel oli ühendstaap, et nüüd ka kriisi ajal ja et see samm on ennast õigustanud just see, et inimesed on omavahel tuttavad. PPA teab, mis on Kaitseliidu võimekus, Kaitseliit teab, mis on PPA võimekus, et see just see, räägi inimestega, hästi lihtsalt öeldes, et sa tead, kes on su kõrval, eks ole, kui on mingi häda. Nüüd Naiskodukaitse teemal oli koormus erinev, et Võru oli, Võrus oli nagu rohkem nakatunuid. Aga jah, nemad käisid ka koos meestega piiril ja siis Häirekeskuse kriisitelefonis on ka Võru naised olnud. Nüüd Valga naised olid siis need, kes omaalgatuslikult käisid pensionipäeval kaupluste ja sularahaautomaatide juures korda hoidmas, et inimesed järgiksid seda 2+2 reeglit ja pakkusid inimestele desovahendeid. Ja samuti nad siis käisid ka, ühesõnaga me kõik käime praegugi Häirekeskuse infotelefonil kõnedele vastamas. Ja Sakala ringkond ehk siis nüüd see Viljandimaa ütleb, et nemad kaardistasid olukorda ringkonnas ehk siis tegelikult nende omase vabatahtlike kogukond, et aitasid vastastikku lapsi koduõppel, pakkusid nõustamist. Neil on ringkonnas olemas kriisinõustajad ja samuti pakkusid siis oma liikmetele toiduainete ja ravimite koju toimetamist ja kontrollisid siis oma 60+ vanuses liikmeid. Et oleks ikka meeleolu hea ja vaim virge. Ja Tartu alustas siis esimesena, et me olime ikkagi juba nüüd mul läks meelest ära.
mis kuupäev see oli, kui bussijaam, siis kui Tallinna bussijaamas ka hakati käima ja Tallinna Sadamas, siis tuli ka Tartu bussijaam ja Tartu turuhoone meie kätte nii-öelda, et me käisime, jagasime inimestele, siis oli veel voldikuid mõtet jagada, üleüldse rääkida, mis see viirus on. Ja sama tegime turuhoones, nüüd turuhoone vahepeal jäi vahele, alates tänasest kuni siis eriolukorra lõpuni on jälle, oleme turuhoones vähemalt üks meie inimene korraga sellisel aktiivsematel päevadel, aktiivsematel kellaaegadel. Et selles osas Tartu linn pöördus meie poole. Ja Taabivere hooldekodusse läks üks meie inimene ja oleks läinud 2 veel, aga jällegi, et kuna Tartu vald leidis, ütleme siis vabatahtlikke abilisi, need, kes olid nõus appi tulema, kui me seda nimetame vabatahtlikkuseks. Et siis oligi, et üks meie inimene käis seal, aga 2 jäid veel ootejärjekorda. Aga tundub, et hakkab ka see hooldekodukriisist välja tulema, et meie teisi inimesi ei ole olnud vaja praegu rakendada. Ja lisaks kogunes meil seda rahvast nii palju, et mul on 10 inimest praeguseni ootel, et kas on vaja veel midagi teha. Ja lisaks meie inimesed on siis selles Tartu Drive-in testimispunktis, mis on A. Le Coqi spordihoone juures ja nii-öelda juhivad liiklust seal. Nii, Jane, ma korraks pean siin katkestama, aeg hakkab kohutava kiirusega otsa saama. Tahad sa midagi veel olulist kiirelt ühe lausega otsa öelda? No meie õpikoht või siis see äratundmine on see, et meid on juba nii palju, et me saame ikkagi kõik ülesanded täita, mis vaja, aga just nüüd see vabatahtlik, mitte vabatahtlik, me oleme seda peent mängu teinud niimoodi, et kui me kutsume inimesi mingile ülesandele, siis me ei ütle alguses, kas see on tasustatud või mitte tasustatud. Kui inimene tuleb ja ütleb, jah, ma olen nõus panustama, siis me ütleme, et aga näed, seaduse järgi ametiabi palve täitmise korras, mis on Kaitseliidu seadusesse sisse kirjutatud, on sulle ette nähtud ka tunnitasu. Et nii see on. Aga suur aitäh sulle, et sa selle punkti ka siia veel lõppu tõid ja siis lõuna lihtsalt plokki kokkuvõtteks, enne kui me üldisse arutelusse lähme, siis Ulvar Kuningas Punase Risti lõuna esindus. Nüüd on sul ka lõpuks sõna. Me oleme Punast Risti mitu korda meenutanud, nüüd siis lõpuks saad ka ise esindada. Okei, kas meid on kuulda nüüd või? Jaa. Jah, et tegelikult, kuna ma nüüd siia nii-öelda esinejate rivi lõppu jäin, siis tegelikult on hästi palju neid asju juba nagu läbi käidud, mis meilgi meelel ja keelel on siin olnud ja tegelikult eks need vabatahtlikute kaasamise probleemid, on ta rahaline, mitterahaline, millised ülesanded, kellel üldse midagi saab anda, et eks need on nüüd natukene sellised tõesti asjad, mida tuleb nagu pikemalt ja ilmselt eraldi koosolekul või isegi koosolekutel rääkida, et see ei lahene 10 minutiga. Aga Punase Risti teema siis selles mõttes, et me oleme nüüd, täna küll me peaksime siin rääkima nüüd sellest lõunaregioonist, aga ma mõne sõnaga toon nagu selle, et tegelikult lõunaregiooni Punase Risti vabatahtlikud olid siis kaasatud samamoodi juba ühtede esimestena Terviseameti kutsel siis Tallinna lennujaama ja Tallinna sadamatesse, kui algas skriinimine. Ja inimeste ehk siis riiki saabujate teavitamine siis sellest, et selline probleem võib ette tulla, selline olukord võib nagu, ütleme siis eskaleeruda, laiali minna, et 4. kuni 17. märtsini siis oli Punane Rist siis seal väljas ja oli siis sama nii nagu praegu siis ma kuulsin siin Naiskodukaitse ja ka veel kas siis ka neid voldikud, et me jagasime siis neid alguses seal sadamas, samamoodi see desinfitseerimise pudelid ja võimalused olid siis seal olemas. Et ühesõnaga jah, et olime siis kaasatud tegelikult nii nagu maailmas see praktikaga selle COVID-i teavitamisel väga sageli siin on välja paistnud, et Punane Rist oli nagu rahvusvahelise sellise sõltumatu organisatsioonina just siis nagu seal sadamates vastas ja seda teavitustööd tegi.
Nüüd, mis puudutab seda lõunapiirkonda, siis täna rääkisin nii Valga, Põlva, Võru kui ka teiste siin maakonna Punase Risti sekretäridega ja küsisin, et milline see olukord siis on. Siis tähendab, milline see kaasatus on olnud, milline see kaasatus on hetkel, siis tegelikult kokkuvõttes võib öelda niimoodi, et huvi oli pigem siis alguspoole. Et ütleme, et kui see kriis algas, siis kohalikud omavalitsused pöördusid pigem siis seal algetapis nagu Punase Risti poole, et kas te olete valmis appi tulema. Jah, oleme loomulikult, selleks see organisatsioon on ülemaailmselt loodud, et abistada siis enim abivajajaid ja tõepoolest inimestele tagada siis selline ühesõnaga abi, mida siis riik kas ette näeb ja mida me siis suudame oma kompetentsiga anda. Ja mida me siis selleks tegime, kui nüüd rääkida vabatahtlike poole pealt, siis meil on olemas oma sellised õnnetuseks valmisoleku esmaabirühmad, mis on meil nagu kogu aeg, saavad ka välja õpet ja on olemas, aga loomulikult nüüd selles kriisisituatsioonis siis tegime ka meie inimestele üleskutse, et selle Punase Risti organisatsiooniga rohkem liituda, kes on huvitatud ja neid inimesi oli. Ja nüüd tuleb selline põnev sõna minu jaoks, ma polnud enne sellist sõna kuulnud, kuidas nad olid mikrovabatahtlikud. Et tegelikult väga hea väljend, väga hea võtab nagu kokku just selle, et anda neid sutsakaid neile inimestele, kes nagu selles olukorras tahavad panustada. Sest tegelikkuses ikkagi kuuludes juba mingisse nii-öelda esmaabi meeskonda, siis sa oled nagu natukene teistel alustel seotud selle organisatsiooniga ja sul on ka teised ülesanded. Et neid inimesi kogunes, aga võib lõppkokkuvõttes tegelikult nagu öeldagi, et see inimeste poolne valmisolek oli suurem kui see maht või need tegevused, mida me neile oleksime saanud pakkuda. Seda oli nagu isegi vähem. Ehk siis tegelikult kohalikus omavalitsuses mina, muidugi loomulikult ma kogu aeg ka ise suhtlesin siin küll sotsiaalosakonna juhatajatega ja omavalitsustest inimestega ja tegelikult tundub, et alguses tõepoolest toimus see suur kaardistamine, aga kuidagi nagu ka siin Maido välja tõi, et need sellised kogukonnad ise aktiveerusid juba niivõrd kuidagi efektiivselt, et sageli seda väljapoolt seda inimest enam sinna appi vaja ei olnud justkui. Ja teistpidi jälle, kes see vabatahtlik on, ikkagi ta ongi kuskilt otsapidi jälle mingist külast, mingist linnast, mingist kogukonnast pärit inimene, eks ole, et eks see on Eesti puhul selles mõttes, ma usun, et suht positiivne, et need inimesed nagu kõik on nõus koheselt aitama enda seda piirkonda ja tulema appi ja nii edasi. Ja üks asi, mis minuni nagu isegi jõudis, oli see, et kui ma pakkusin konkreetselt ühe kindla lõigu tegemiseks vabatahtlike abi väljapoolt ühte valda, ühe kindla töö tegemiseks, siis selle kohta öeldi, et aga meil on isegi seisukoht see, et me ei tahaks väga väljapoolt võõrast inimest, kuna me tunneme oma seda seltskonda, me teame, kellega ta on kokku puutunud, läbi käinud, ütleme tinglikult selles suhtes, et hoida nüüd seda võimalikku viiruse levikut justkui tagasi läbi selle. Et ka selline kogemus on minul olemas. Mis me praegu teeme, et praegu nüüd on kuna Punase Risti üks tegevus on ka annetuste kogumine ja annetuste kaudu siis või annetuste toel siis abivajajatele näiteks toidupakkide tegemine, siis oleme natukene ümber mõelnud oma sellise tegevuse selles mõttes, et praegu seda toiduabi pakuvad küll koolid jagavad oma koolitoitu, eks ole, viiakse kodudesse, siis toidupangad, vallad ise minu teada juba leiavad mingit lisavõimalusi seal abivajajate toetamiseks, siis näiteks ma saan rääkida Tartu näitel, täna just tellisin ära 100 komplekti isiklikke hügieenivahendeid. Ehk siis tegelikult peredes, et pesupulbreid, pesemisvahendeid, mis iganes, et selliseid komplekte siis natuke jagada, sest et ma olen siin mõne inimesega rääkinud ja küsinud, et mis pigem, et kas pigem toiduabi või hügieenivahendeid, siis tegelikult olen saanud vastuse, et see hügieenivahendid võiks täna olla isegi nagu vajalikum, et kui rääkida abi jagamisest praegu. Ja sinna saab siis samamoodi neid vabatahtlikke kaasata komplekteerimisel, kokkupanemisel laiali. Ütleme, et meie nüüd ei otsusta seda, et kes selle paki saab.
et see käib ikkagi koostöös kohaliku omavalitsusega, kes tunneb oma piirkonna elanikke kõige paremini. Et ühesõnaga selline asi. Mõtlen, mis veel. Ma kella muidugi ei vaatanud, kui ma startisin, aga äkki mul on paar minutit aega. Ma vaatan, mis ma veel tahtsin öelda. Ma ütlen täitsa ausalt, sul on umbes ühe sellise repliigi jagu veel aega. Ausalt, ainult? Okei. Selge, kohe. Võtta rahulikult ja tõmba lihtsalt minutiga kokku ole. Jaa, väga ei hingelda selle juures, et tegelikult ma tahtsin seda öelda, et eks see tegelikult see kriisisituatsioon, see kogemus, mis meie saime nii koostöös nende erinevate riiklike struktuuridega, küll koosolekutel, küll laua taga istudes, mis me saime nende kodanikuorganisatsioonidega, me tegime külaliikumise kodukandiga siin päris mitu sellist koosolekut, et ma arvan, et see andis meile selliseid päris häid võimalusi ka jälle oma organisatsiooni tutvustada, nende viia nagu selles mõttes otse küladeni ka meie seda Punase Risti olemust, mõtet ja võimalusi. Ja kindlasti me peaksime siis tänu nendele kogemustele siis tegema oma organisatsiooni struktuuris kas nüüd ümberkorraldusi, aga järeldusi, et luua siis järjest tugevamat sellist vabatahtlike baasi, et kui siis ütleme, et meil peaks nüüd juhuslikult tulema järgmine kriis, siis me oleme selleks juba paremini valmis. Ja ega mul ei olegi vist midagi rohkem muud öelda, nii et tänud teile, kes on kõik toetanud ja mind kuulanud ja teisi kuulanud Punasest Ristist ja loodame, et need kogemused on positiivses mõttes meile kasuks. Nii, Ulvar, suur tänu sulle ja nüüd eriline suur kummardus nüüd meie teie lõunaregiooni nelikule, kes te suutsite sellises ennaktempos need erinevad mõtted lahti rääkida. Aitäh teile kõigile, Annele, Ulvarile, Arvile ja Liile. Nüüd meil on ametlikku aega siin 10 minutit. Anu, ma korras küsin su käest. Ma mäletan, et meil oli ka teatud sellised ennelaekunud repliike, küsimusi, mis tahtsid eetriaega saada. Kuidas me nendega talitame? Igaks juhuks, et kuna kõik chati ei jälgi, et siis lihtsalt, et te ka teaksite, et konnad teelt talgud siiski toimusid jällegi eraviisiliselt sõpruskondade kaupa ja 2+2 reegleid jälgisid. Võib-olla selline ilus lugu ja võib-olla siin korra ühe mõttena lihtsalt, et mis siis ka loomuse jutust võib-olla välja tuli, et see igatsus on ikkagi kunagi jälle nagu kokku saada, aga me oleme siin juba erinevate näidetega näinud, et kui me jälgime reegleid, kui me püsime üksteiselt piisavalt kaugel, siis me tegelikult saame seda teha juba ka mingite rollide juures, mingite ülesannete juures praegu. Ma arvan, et mitte keegi ei ole päris see hiromant, kes oskab öelda, et nüüd sellest kuupäevast on see päev, aga näib, et elu tasakesi läheb jälle lahti. Jah, Toomas, sa oled täiesti mikker jälle väljas. Nüüd toimib. Aga nüüd selles mõttes ma mäletan, et meil nüüd oli juttu ka selles, et mõned registreerijad ka palusid paari teemat üles tõstatada. Kas me jõuame neile minutiteks sõna anda või? Jah, et kui keegi soovib võib-olla ka praegu midagi öelda või seda, kui tema küsimus ei ole saanud vastust, et siis võiks võib-olla chati siis märku anda ja siis me saame neid teemasid peegeldada. Mul selline ettepanek on. Nii. Nii, oota üks hetk, korraks lihtsalt, mis sa ütlesid, Maido, ma ei kuulnud sind? Ma ütlen, mina ütleks ühe repliigi, Ütle, kuni teised kirjutavad ka. Okei, ma hakkasin selle peale mõtlema, et vaata, mida peaksime kohalikud omavalitsused tegema, et vabatahtlike kaasamisel, et praegult vaadata, et meil on nagu kogukonnad ja kogukonnas on vabatahtlikud ja siis on meil juba ju organiseeritud vabatahtlikud olemas. Ütleme sama, et Naiskodukaitse, Punane Rist ja veel teised organiseeritud vabatahtlikud. Ja nüüd tulekski juba eelnevalt ju välja mõelda, millistes olukordades, millal, keda kaasata. Kas me kaasame nüüd
kogukonna poolt neid kogukondlikke vabatahtlikud seal külades, millistes olukordades, aga millistes olukordades ja millistele tegevustele on meil mõistlik koostööd teha hoopis seda juba organiseeritud vabatahtlikega, ehk just näiteks Naiskodukaitsega või Punase Risti Seltsiga. Et see on see mõte, mida ma hakkasin praegult sellel seminaril mõtlema. Okei, väga hea point, sellega nõus, et see jääb õppetunnina kirja. Nii, aga teate, ma tean, jah, just, et siis selles mõttes see, kust millist vabatahtlikku, kas ta tuleb organiseeritult tänavalt mikro või mitte, sellega saame rääkida. Mul on küsimus veel, kas keegi veel tahab mingit teemat tõstatada, mida me üldse pole puudutanud? Et ma tean seda, et Jaan üldse tahtis PÖFi poolt midagi öelda, aga Jaan, kas sa tahad midagi hetkel kommenteerida või pigem mitte? Ma mäletan, et su registreerimises oli üks võtta, järelikult tuleb hiljem. Ja siis oli ka Archimedes sihtasutuse poolt Anetilt oli üks repliik enne registreerimise ajal, et kui see repliik jätkuvalt vajab välja ütlemi, siis nüüd on hea hetk selle jaoks. Vist siis mitte, ma eeldan. Selles mõttes ei pea. Me oleme väga mitmeid teemasid kattud. Nii, nüüd päriselt viimased võimalused. Mina kasutaksin võimalust sotsiaalvaldkond, millest ka on juttu olnud ja see abistamine ja KOV-ide poolne ka, ütleme, see vabatahtlike kaasamine sinna eakate või mis iganes sotsiaalsete abivajajate juurde. Et lihtsalt siin on hästi oluline küsimus, on turvalisuse küsimus ka. Ütleme niimoodi, et selle kriisi ajal on need nimekirjad liikunud, seesama, millest Maido rääkis ka, 70+ ja nii edasi, üksi elavad eakad. See on hästi oluline turvarisk, et kui see kuhugi, ütleme, need andmed, kontaktid laiali lähevad, see on nagu iga kurjategija unistus, et see kätte saada. Ja on teada ka neid näiteid, kus on käidud ukse tagant ukse taha, pakutud COVID koroonaviiruse puhastusteenust, aga ilmselt on mõte olnud see, et viiakse ka kodust kõik muud asjad ära, et sellel on prefektuuri inimesed on ka tähelepanu juhtinud. Et see on üks hästi oluline moment, mida tuleb kogu selle eakate abistamise juures silmas pidada, et see julgeoleku moment ka lihtsalt pidasin vajalikuks selle ära siin mainida. Täpselt ja ma korra sekundeerin ka Arvile, eks näiteks seesama, ma mäletan ka selles mõttes Johannaga rääkides, ma mäletan, et seal ka selle mikrovabatahtlike hooga kaasamisel on seda tore teha lühiajaliselt, aga kui me räägime Euroopa Liidu andmekaitsemäärustest ja ka vabatahtlike andmetest ja kõigist muudest, siis kriisi ajal me saame õigustada seda, et me keeme kiire ühe Exceli tabeli, eks ole, meili teel küsime nõu, aga tegelikult tänapäeva andmekaitse reeglite järgi kõik need Exceli tabelid kohe pärast olukorra lõppu on tegelikult ebalegaalsed ja ohtlikud potentsiaalselt. Seega selles mõttes teeme nii, kuulge, nüüd on lugu nii, et teeme siis sellise ennaktempos 3-4 minutilise kokkuvõtte, et mina ütlen ühe kokkuvõtte teema omalt poolt ja ma tahaks korra Ehale vist põrgatada pärast seda repliiki, sest Eha on meil märkmeid teinud ja veel ilmselt ohutuse teemal taha midagi öelda. Ja siis vaatame veel, kas jääb mõni hetk. Et kokkuvõttes, mis minu arust on minu kui nüüd ka moderaatori, aga tegelikult ka Päästeliidu nõukogu liikme jaoks ja sellise pika vabatahtliku jaoks on üks oluline point on see, et teate, vahepeal märkamatult on see vabatahtlike süsteemid, see, kuidas on vabatahtlik eri sektorites kaasatud, millised kogemused seal on ja mis töid vabatahtlikud teevad, on nii kirjuks läinud, eks ju. Et nüüd me kriisi ajal äkki avastasime, et see ei ole nagu vabatahtlik versus tasuline maailm, vaid meil on olemas mikrovabatahtlikud ja tänavalt vabatahtlikud ja vabatahtlik, kes on 20 aastat oma töö teinud ja on tippspetsialistid. Meil on olemas ühingutes organiseeritud vabatahtlikud, eks ole, ja need, kes on võimelised ühingudele appi tulema. Ja muidugi siis meil on olemas vabatahtlik kõik inimesed, kes pole kuskil kirjas, sest nad lihtsalt lähevad ja aitavad kogukonnas vabatahtlikult teisi inimesi, eks ju. Ehk siis pärast seda kriisi enam ei saa rääkida sellisest mustvalgest maailmast, kas sa oled vabatahtlik või sa töötad, vaid viise, kuidas oma panusega teha, on väga-väga palju erinevaid. Eha, sulle sõna kokkuvõtte. Igaks juhuks Leane tahtis ka ühe repliigi, aga siis lühike ja tuline ja täpne repliik, palun. Ma juba kirjutasin ja ma kirjutasin chati selle lause, mis ma tahtsin öelda.
Ma siis sõnastan selle chatist, et sa väga hästi kirjutasid, et Tartu linn kutsus appi just naiskodukaitset, et oleks kindel, et vanurite uste taha ei satu liisaableid, eks ju. Ehk siis selles mõttes siin on, kas saab oma punkti takeaway'd, väga palju asju juhtub nii, et kohalik omavalitsus teab, keda organisatsiooni, kelle vabatahtlikke ta juba saab kindlalt usaldada, eks ole. Ja vot nüüd, kui see kriis natuke tagasi tõmbab kas või mõneks ajaks, on aeg neid suhteid edasi ehitada. Selles mõttes, et me ei leiutaks. Nüüd vist on hästi, Maido ka lisas, et ka kovijuhid on vabatahtlikud ja tegelikult see on Eestimaa üks suurim varandus, et me kõik oleme mitme mütsiga. Ja nüüd sõna Ehale. Jah, aitäh, et väga põnev oli ja natukene valgustav ka, et mulle nagu väga meeldib, et see kohalike omavalitsuste vaade, et me peame asjad nüüd läbi mõtlema, et tõesti on olemas organisatsioonid, kes on koolitanud vabatahtlikud ja kui me nüüd nägimegi, et meil ei olnudki kõikidele vabatahtlikele anda tööd, siis on väga mõistlik läbi mõelda, et kuidas kaasata neid väljaõppinud vabatahtlikke ja kuidas kaasata siis neid kogukondi kohtadel. Et see on kindlasti teema, mida siis ka meie omalt poolt vaatame, et see edasi liiguks ja omavalitsused, mitte ainult Maido ja Rakvere vald, vaid ka teised omavalitsused selle teemaga edasi tegeleks. Nüüd laiemalt vabatahtlike kaasajate kohta, et erinevad ühendused, seesama oma töö ümberkorraldamine ja see ampsude pakkumine mikrovabatahtlikus, kui me nüüd näeme, et meil on 3000 inimest ootel ja tahavad teha ampsusi, siis meie kaasajate ülesanne on ju tegelikult leida neid variante ja neid pakkumisi, neid võimalusi täna on Eestis ikkagi väga vähe ühenduste poolelt, nii et see on teema, mida ma arvan, iga ühendus võiks mõelda. Nüüd see, mis mind täiesti pahviks lõi, on tänane rahateema, et minu jaoks ei saa olla mitte mingit varianti, vabatahtlik on vabatahtlik, kes ei saa tasu. Organisatsioonid, teenustasu, see on hoopis teine teema ja mitte keegi ei vaidlustagi, ma arvan seda. Aga mulle tundub, et see on teema, millega siis Anu meil tuleks edasi tegelda ja kutsuda siis neid erinevaid organisatsioone, kus on see üles tõusnud, et maksta tasu või mitte maksta ja natukene maksan ja vahest maksan. Et mulle tundub, et nende organisatsioonidega on meil mõistlik üks arutelu teha täiesti eraldi, et need asjad ei läheks väga segaseks. Lõpuks ma kaldun küll arvama, et abipolitsei poole pealt just toodi ju välja ka, et mingil hetkel abipolitseinik ei taht minna, kui talle tasu ei maksta, et vabatahtlikuna ei tule, et kui raha maksate, siis tulete. See laine võib edasi liikuda ka teistesse valdkondadesse niimoodi. Samas ma siiski loodan, et meil on väga palju vabatahtlikke, kes teevad seda tööd ikkagi üldse rahale mõtlemata. Sest see ongi nende jaoks ju elustiil. Ma markeerin sulle nõusolekuna märgina seda, et ju teine asi on see, et miks meil on tegelikult vaja neid teemasid siin osapooltega, kes siin on ja kes täna ka siin ei ole arutada. Need tegelikult on sama inimesed, eks ju. Sama inimene, kes suvisel ajal on, ma ei tea, vabatahtlik päästja, linnas on Punase Ristil juures, on tegelikult mikrovabatahtlikuna võib-olla hoopis kuskil mujal veel abiks, eks ju. Ja kui me poti ühes otsas asja segaseks teeme, siis ta läheb segaseks teise poti otsas. Ja kui me jälle loome mingid ühised tavad, siis aitab justkui kõiki. Ja lõpetaks ma selle kokkuvõtte usaldusteemaga, et tõesti kriisi ajal kui ka edaspidi ja ma arvan, et ka ennem see usaldus, ühendus, vabatahtlikud omavahel ja omavalitsus ja riik, ühendused omavahel, et me peame julgema üksteist usaldada, kui me tahame midagi uut katsetada ja tahame kedagi paluda endale appi, et siis see usaldus on tõesti hästi oluline ja me võiks seda hoida. See on kõik minu poolt. Ütlen ka suur aitäh kõikidele esinejatele. Kuidagi jube kiiresti läks see 2 tundi. Jube kiiresti, väga kiiresti. Et me kribasime, Anu, mina siin need kokkuvõttena kirja ka, et me toimetame natuke ja siis hiljemalt järgmine nädal kõikidele veebis osalejatele saadame siis selle toimetatud versiooni ja ka siis lingi, kus saab kuulata järgi, et paneme vabatahtlike väravasse, et kes ei saanud osaleda, saavad ka kuulata. Jah, kuigi mina tahtsin küsida, et mida sa siin esmaspäevani toimetad? No mis päev täna on? Täna on neljapäev, jah. No võib-olla me jõuame homseks ka ära toimetatud, olgu, ma võtsin varu aeg.
Ja, aga teate, Johanna lihtsalt kirjutas selle siia ja ma arvan, et see sobib siin kenasti kõva häälega välja mõelda, et selline mõte, et kui vabatahtlikele on täitsa eelarves olemas, et natukene raha maksta, siis selle raha võiks investeerida hoopis vabatahtlike koolitusse ja veel paremasse kaasamisse. Ja ma näen, et Tarmo selle peale tõstis korraks pöidla, et kui ta samast asjast või tahab midagi veel mõnesumat meile öelda, siis ütle. Või pöial oli juhuslik? Ei, see oli nõusoleku pöial, jah. Nii lihtne see ongi. Sellest vabatahtlik koolitamise teemal räägin ka mina igaühega hea meelega. Johannal on selle kohta nii mõndagi elukogemust ja ka pitvetel siit. Kuulge, kas nüüd on siis vist kõik on hingelt ära saanud need asjad, mis niimoodi hingel olid, et ei suutnud sees püsida? Aga kuna... Jaan tahab sõna. Jaan plaaksutab, vabandust, nii. Me kõik õpime neid märke, aga... Leane, lihtsalt äkki kommenteerid, millisel teemal võiks olla seminar, kas rahastuse teemal või sinu jaoks kerkis mõni muu teema? Vabatahtlike tasustamine. Okei, me mõtleme selle peale. Nüüd meil on webinari teema selge ja ma loodan, et keegi selle ajal magama ei jäänud. No ma siin togin siis Johannat, et Johanna, teeme sinuga ka eestikeelse seminari vabatahtlike koolitamise teemale. Meil oli ingliskeelne juba plaanis, aga võib-olla siis teeme kohe eestikeelse, siis räägime sellest edasi. Mitte tasustamise teemal ja mitte tasustamise asemel väga koolitamise teemal. Olgu, kuulge, kas nüüd on täiesti viimane võimalus midagi öelda nii kaua, kuni me seda salvestame? Siis on vist, ma väga tänan teid kõiki kaasa mõtlemast, rääkimast, eraldi tänan neid kõiki, kes leidsid aega meiega väga kiires kondenseeritud tempos kogemusi jagada ja mina ka omalt poolt tahan tänada Anu ja Eha, et nad meid kõiki niimoodi siia kokku kutsusid. Seal oli ka minu jaoks lisaks moderaatori tööle väga põnev teid kõiki kuulata ja õppetunde kõrva taha panna. Vot. Aga sel juhul vist aitäh teile kõigile. Paneme siis äkki salvestusnupu kinni ja siis saab vabalt öelda uuesti eetrisse välja,